Ja head komisjoni liikmed, kell on saanud täpselt 13.15 ja mul on ettepanek alustada koosolekuga, et kinnitada selle nädala päevakord, et me töötame ainult täna, kus meil on teemaks kindlustuskohustuste kriteeriumid elektritõukeratastele. Mul oleks ettepanek, et me selle päevakorraga kinnitame. Aitäh. Et kas, kui keegi on vastu, kas hääletame, mitte? Vastu ei ole otseselt, sest meil ei ole hääli selleks, et vastu olla, aga põhjendust tahaks küll protokolli, et kuidas see kõik korruptsiooni ennetamisega seotud on. Ja, aitäh. Et korruptsioonivastane erikomisjon tegeleb ka nagu nende küsimustega, mis puudutab lobikohtumisi, puudutavad võimalik lobitegevust, eriti seaduseelnõude menetlemisel, ja siin me tahame aru saada, kas oli selline oht või võimalus, et oli tehtud seaduseelnõu, mis puudutab kindlustust, et välja jäi just Bolti tõukerattad. Et see on nagu see lühidalt, et ma pärast kindlasti teen nagu ka pikema sellise tutvustuse teemasse, et siis seda ka lähemalt arutada. Aga praegu ma lihtsalt teeksingi ettepanek, et me selle nagu tehnilise küsimuse kinnitaksime ära, et töökava on kinnitatud ja siis liigume edasi. Et siis, kui ma saan aru, et keegi vastu ei ole, et siis töökava on kinnitatud. Et liigume kohe ka selle, ma loen töökava kinnitatuks ja nüüd kohe ka Maarjo Kadastikul on küsimus selle päevakorrapunkti kohta. Ja palun, Maarjo. Ei, ma oli enne seda, kui sa selle kinnitamisele panid, nii et päevakorrapunkti kohta niimoodi enam ei ole. Sa mõtled nüüd päevakorrapunkti all päevakorra kinnitamist või sa ütled päevakorrapunkti all nüüd seda teist päevakorrapunkti? Et teemad, et kuna päevakord on kinnitatud, nüüd on siis päevakord selle juures, kus on elektritõukerataste kindlustuskohustuse kriteeriumite kujunemine. Et kas on selle kohta küsimus? Ei, selle kohta otseselt ei ole. Mul oli selle kohta küsimus, et kuidas meil üldse need teemad kujunevad, et kas me mõne päris korruteemaga ka kunagi tegeleme? Ja mina arvan, et need teemad, millega on siiamaani korruptsioonivastane erikomisjon tegelenud, on päris korruptsiooniteemad, et muidugi võib-olla Eesti 200 ja Reformierakonnal on teised olnud seisukohad, et seda on ka olnud võimalik väljendada siin istungil, et ma arvan, kõik Nordica teemad, RMK teemad, siis muidugi Rail Balticu teemad, läbipaistvuse tagamine, et need on kindlasti olnud teemad, mis on meil siiamaani olnud päevakorras, et mul on nagu hea meel, et ka nüüd veel uus liige Reformierakonnast ja veel üks liige Eesti 200 on meiega liitunud, et ma ütlen ka, et meiega on liitunud lisaks Maarjo Kadastikule ka Stig Rästa Eesti 200-st, et Riina Sikkut on nüüd ka ametlikult meie liige, aga Riina Sikkut on juba väga aktiivselt osalenud meil kõigil koosolekutel. Riina Sikkut on ka endine korruptsioonivastase erikomisjoni esimees, kes saab anda ka sellist omapoolset know-how'd ja tagasisidet. Aga see, mis puudutab, kuidas see päeva... Ühe täpsustuse küsiks, et minu andmetel nagu juhatuse otsust ei ole, et Riina Sikkut oleks. Ma sellepärast küsingi, et kas see on nagu... Täna on veel avaldus. Okei. Jah, et see on fraktsiooni poolt oli tehtud otsus, et Riina Sikkut on nüüd siin täiskohaga liige, et jah, kindlasti juhatuse otsus veel tuleb, aga ma usun, et juhatusel kindlasti ei ole mitte midagi selle vastu. Ja põhjus, miks meil siis on liikmeid juurde tulnud, on nii-öelda tasakaalu printsiip, et oleks nii koalitsioonist kui ka opositsioonist sama arv inimesi esindatud. Et kui komisjoni liikmed lubavad ja võib-olla selliseid küsimusi ei ole, et ma teeksin väikse sissejuhatuse antud teemasse, et võib-olla siis ka tuleb nii-öelda ka parem ülevaade komisjoni liikmetel, kes võib-olla nii hästi selle teema kursis ei ole, kuigi ma usun, et antud komisjoni liikmed on, kuna nad on ka olnud antud eelnõu ettevalmistamisel. Ja palun. Ma olen seda enne küsinud, et nii hea oleks, kui oleks nagu mingid materjalid ees, et mina ka ei saanud aru, mis nende elektritõuksidega on. Et kui mingid materjalid oleks ees olnud, siis oleks ju saanud juba tänaseks ka ette valmistada ja vaadata, kas seal on korruptsiooni elemente või mitte. Aitäh.
Ja, aitäh. Tavaliselt teha, et nii palju kui võimalik materjali me ka saadame edasi, et jah, võib-olla selle kohta oleks võinud veel rohkem materjali saata. Eelinfo istungi kohta läks välja, et alati võib ka komisjoni esimehega ühendust võtta ja küsida üle võib-olla näiteks kas külaliste osas või teha omapoolsed täiendavad ettepanekud, kuidas võib-olla sooviks laiemalt teemat käsitleda, et need on alati teretulnud. Aga jah, mis puudutab nüüd tänast teemat, et miks see teema on üldse meil päevakorras, et nagu küsitakse, et kus siis on see korruptsioon. Et ja selgitan, et oli vastu võetud eelnõu eelmisel aastal. Seadus hakkas kehtima eelmise aasta detsembrist ja selle kohaselt peavad elektritõukerattad olema kindlustatud. Ja sellel on kindlad kriteeriumid, mille alusel see kindlustuskohustus tekib. Ja kindlustuskohustus tekib elektritõukeratastele, kui nad sõidavad kiiremini kui 14 kilomeetrit tunnis ja nende kaal on vähemalt 25 kilogrammi. Kui me vaatame täna meie turgu, siis peamised meil turuosalised, kes pakuvad renditeenust elektritõukerataste, kergliikurite näol, on meil muidugi Bolt, aga ka Tuul. Mõlemad ettevõtted olid ka täna siia kutsutud ja ettevõtte Tuul esindaja on meil ka täna siin istungil, kes annab ka omapoolse ülevaate sellele seadusele. Ja probleem tekib selles, et näiteks Bolt tõukerattad kaaluvad 24 kilogrammi, ma arvan, et seal on isegi täpsustatud, võib-olla mul professionaalid siin istungil, kes täna osalevad, saavad ka täpsemini öelda, kas oli 24,6, 24,8 kilogrammi, ehk siis täpselt on juhtunud olukord, kus siis just need elektritõukerattad nii-öelda kindlustuskohustuse alla ei satu. Samal ajal, kui me räägime elektritõukeratastest, mis ületavad 25 kilogrammi ja näiteks need on Tuul tõukerattad, siis eks ole, nemad kindlustuskohustuse alla satuvad. Ja siin ongi nagu tekkinud küsimus, et kuidas siis eelnõu ettevalmistamise käigus tekkis selline eristamine, miks võeti just selline, eks ole, sellised kriteeriumid aluseks, kuigi oli teada, et kes meil on peamised turuosalised, olid teada ka muidugi kilogrammide osas, kui palju tõukerattad kaaluvad ja muidugi oli ka teada see, et üha rohkem on iga aastaga tekkimas liiklusõnnetusi kergliikurite näol ja tänase päevaga soovimegi saada selgitust, et kuidas siis see kujunemisprotsess välja nägi, kas oli võimalik lobitöö, et kas on võimalik turumoonutus, et ongi eelistatud teatud ettevõtted teistele ja kuna me teame, et ka varasemalt meil on olnud olukordi, kus on välja tulnud lobitöö seoses Boltiga, et siis need on kindlasti need küsimused, lobikohtumised, lobitöö, võimalik seaduste ja eelnõude valmistamise mõjutamine, see kõik on kuidagi korruptsioonivastase erikomisjoni teema. Et ma usun, et paljud komisjoni liikmed on minuga nõus, aga et ma saan aru, kui mõned komisjoni liikmed arvavad, et see siis ei ole meie istungi teemaks. Ja ma tahaks ka tutvustada kutsutud külalisi, et kui te lubate, et meil on täna kutsutud Tervisekassa juhatuse liige Pilla Banhart, Politsei- ja Piirivalve Põhjaprefektuuri liiklusjärelevalve talituse juht Taavi Kirs, tulemast, Tuul Mobility tegevjuht Tauri Kärson, tulemast, Liikluskindlustuse fondi esindaja Lauri Potsep, tulemast, Rahandusministeeriumi esindaja Siiri Tõniste, aitäh tulemast. Ja samuti olid meil kutsutud ka Konkurentsiameti esindaja ja ma saan aru, et Konkurentsiameti esindaja on meiega liitunud ka meie Teamsi kaudu. Ja, tere, mina olen Evelin. Aitäh.
ja oli kutsutud ka Bolti esindajad, aga ma saan aru, et Bolti esindaja on ilusti ka täna istungile tulnud. Ja mul on selline palve ka, et kui te võtate sõna, et siis oleks hea, kui te ennast tutvustaksite ja vajutaksite ka mikrofonile, siis on seda kõike kuulda ja ka muidugi läheb ka ilusti protokolli. Et kui te lubate, siis ma liiguksin juba küsimustega edasi, et ma tean, et meil on valmistatud slaidid ette Politsei- ja Piirivalveameti poolt, et kui võimalik, et siis liiguks äkki kohe teie sellise esitluse juurde. Ja palun, Maarjo. Lihtsalt kuna ma enne seda, kui mind siia komisjoni määrati, oli mul üks suhteliselt oluline asi markeeritud ära küll 13.30, ma pean 5 minuti pärast ära minema, siis ma seda tahtsin ära markeerida korra. Ja palun. Et mina olin selle 400 SE juhtivmenetleja, mäletan neid arutelusid komisjonis, see piirmäärad tulid otseselt eurodirektiivist, mis oli keskselt paika pandud. Meil oli arutelu selle üle, et kas seda peaks Eesti õiguses laiendama või mitte. Ja kuna meid on korduvalt süüdistatud selles, et me võtame alati eurodirektiivi üle liiga kitsalt, ehk me võtame laiemalt, kui on Euroopas paika pandud, siis antud juhul selle arutelu tulemuseks oli, et me ei hakka laiendama seda eurodirektiivi määrasid kõikidele. Ehk siis lihtsalt nagu tollases juhtivmenetleja poolt ma annan edasi selle info, mis oli tollane komisjoni kaalutluskoht selles. Et seda sai arutatud, et kas rakendada laiemalt või mitte. Ja eesmärk oli siis see, et ei hakka võtma üle direktiivi rangemalt, kui on direktiivis endas paigas. Ja me neid tõukse kaalumas ei käinud kuskil, jah. Et just. Aga jah, kahjuks ma pean nüüd 2 minuti pärast ära. Ma tahtsin selle eelnevalt ära markeerida. Ja aitäh selle kommentaari eest, et kui sellised arutelud oli, kas võtta kitsamalt või laiemalt, järelikult oli ka info, et on turuosalised, keda see, eks ole, võib mõjutada või võib mitte mõjutada. No ja see muidugi ka alati huvitav, et kui muidu võimalusel võetakse, eks ole, võimalikult nii kui nii laialt kui võimalik, et siis nüüd öeldi, et vastupidi, võtame, eks ole, kõige kitsamal viisil ja ärme nagu hakka midagi rangemalt kehtestama. Muidugi meil on hea näide on ka Läti, kus on meil samuti samad turuosalised, aga nii Bolt kui ka Tuul ja seal on teada, et on võetud ühtsed reeglid sätestatud vaatamata, eks ole, direktiivile. Et see on ka selline kommentaar, et ja ka palun, Taavi Kirs. No tere, Taavi Kirs, siis liiklusjärelevalve talituse juht Põhjaprefektuuris. Ma ei tea, kas see esitlus on kuskil olemas? Jah, siin on olemas. Ma vaatasin politsei statistikale natukene peale ja proovin seda teemat siis laiendada siit. Et kõigepealt siis välja toodud on 1. detsember 2024 seaduse muudatus, kuna jõustama hakanud ja siis sõidukid, mille puhul siis liikluskindlustus on kohustuslik. Ehk siis kas liikluskindlustus on siis kohustuslik 14 kilomeetrit tunnis ja rohkem sõitvad sõidukite puhul ja massipiirangu siis 25 kilomeetrit tunnis, nagu juba esinaine ütles, või siis sõidukid, mis ületavad sõidukiirust siis 25 kilomeetrit tunnis. Ja siis teised sõidukite liigid, millel siis ei ületa seda massikohustust, siis nendel ei ole kindlustuse kohustust ka. Ehk siis osaliselt on ja osaliselt ei ole siis sõidukid kindlustusega kaetud. Kui nüüd statistilisi andmeid vaadata eelnev 3 aasta jooksul, siis meie jaoks suur murekoht on 2 hukkunuga liiklusõnnetust kergliikuritega eelmisel aastal. Need on toimunud Tallinnas ja on kurb trend, loodetavasti see ei jätku sellisel aastal. Ja 388 vigastatud siis kokku eelmisel aastal üle-eestiliselt liiklusõnnetuses kergliikuritega. Siin on toodud välja erinevad rendiettevõtjad ja siis ka isiklikud kergliikurid, kes siis on õnnetustes osalenud ja siis nende suhtarvud. Mida ma selle slaidi pealt võin kommenteerida on see, et isiklike kergliikuritega toimuvad õnnetused on kasvutrendis.
ja päris jõudsalt, mis tähendab seda, et riigina peame tähelepanu pöörama rohkem sellele, et isiklikud tõukerattad, elektrilised ja erinevad sellised vahendid on liikluses rohkem osalemas ja populaarsemad, et seal tuleb lihtsalt leida kõikide nende vahendite vaates mingisugused meetmeid, mis ohutust tagavad. Bolt on siin õnnetuste arvus võib olla kõige ees, aga ma arvan, et need on kõige rohkem kättesaadavamad ja teised osapooled on siis allpool. Nüüd ravikulude andmestik, et see on võetud Tervisekassa avatud andmetest ja 5 947 000 siis 2024. Kõikide liiklusõnnetuste liikide peale kokku on siis ravikulud olnud. Ja seda on ka aastast aastasse järjest on see summad kasvamas. Ja siin ei ole ainult kergliikuritega tegemist, siin on kõikide erinevate liiklusõnnetustega kogumis. Väike jumper. Kas saab seda kuskilt liigutada? Ei. Nüüd on olemas. Nüüd vaadates veel statistilisi andmeid, siis enamus õnnetused, mis kergliikuritega ja sealhulgas ka tegelikult jalgratastega kõiki samalaadsete liikumisvahenditega on seotud, on siis sõidukite ümberpaiskumised teel. Ehk siis need on ka ühe sõiduki õnnetused, kus iseseisvalt kukutakse. On see siis infrastruktuurist seotud mingisugune eripära, on see inimese terviseseisundist sellel hetkel, on see liigsest kiirusest. Seal neid põhjuseid võib olla väga mitmeid, aga üldjuhul saadakse ise kannatada ja see on see peamine põhjus, et siin on ka näha, et väga palju on neid õnnetuse liike. Nüüd kõik teised sõidukiga kokkupõrked küljelt, teel oleva takistusega, kokkupõrked jalakäijatega, nende numbrid on väiksemad, aga nad on kogu aeg samamoodi tõusvas tempos vaikselt kasvamas. Ja see on selle suhtarvuga võrreldes siis, et kui palju meil neid erinevaid alternatiivseid liikumisviise liikluses osalemas on. Ehk siis alati on ka siis see kolmas osapool, mitte alati, aga suurel osal on siis ka kolmas osapool olemas liikluses, kes siis kuidagi kannatada saab. Need olid statistilised andmed. Kui me nüüd vaatasin võib-olla neid otsustusprotsesse, ma ise seal ei osalenud nendes otsustusprotsessides, aga saan aru, et on tulnud siis eurodirektiivist otsese nõue meile üle. Seda siseriiklikult tõenäoliselt on võimalik, mul on siin kirjutatud kitsendada, aga siis nagu me siin rääksime laiendada erinevatele kas siis massi või kiiruse vaates, nagu kuidas meie enda kohalikud olud seda siis nõuavad. Me teame seda tänast trendi, et kergliikurite pisimopeedide hulk on kasvamas pidevalt, seega seoses ka siis õnnetused sellega seonduvalt ja on ka siis teatud hulgas siis neid, kes on mõjutatud nendest õnnestustest pidevalt suurenemas. Aga samas on ju positiivne igatepidi, et mootorsõidukile kui autole on olemas niisugune alternatiivne trend, mis saab siis kasutada. Me politseina vaatame seda, et sarnaste liiklumisvahendite puhul on mõistlik need sarnaselt kindlustada. Me proovime alati leida neid variante liiklusohutuse vaates, mis siis tagavad kõikide liiklejate ohutust. Ehk siis, et kui on sarnased liikumisvahendid ja on oht selleks, et on teised osapooled samamoodi kannatada saanud, siis et ka nende õigused oleksid kaitstud, siis oleks mõistlik, et kõik oleks sarnaselt kindlustatud. Registreerimise nõuet tänasel hetkel ei ole, aga jällegi, mida rohkem on registreeritud ja registrisse kantud, seda lihtsam on ka seda järelevalvet üle kontrollida ja vaadata, et kõik nõuded oleksid sellel hetkel kehtiva siis seadusandlusega kursis korras. Toome välja siit seda, et vaja on tegeleda nii kohaliku omavalitsuse kui ka riigi tasandil kergliiklusteede infrastruktuuri parandamisega ennekõike, mis siis tagab selle, et erinevad liiklejad on erinevatel liikumiskoridorides ja õnnetused ei saa üldsegi juhtuda, mida toetab ka siis Rootsi vaates nullvisiooni lähenemine ja kõik siukene, et kannatanud oleks vähem. Asulates mootorsõidukite sõiduki kiiruse piiramised, meil on Tallinna näitel päris häid
tulemusi andnud eelmise aasta kiiruspiirangud jalakäijatele 60%, ligi 60% vähem tervisekahjusid ja õnnetusi. Liikluskorraldusvahendid kergliiklejatele üldiselt, küll meil on palju liikluskorraldusvahendeid kogu, võib-olla me ütleme, et liiga palju on neid märke ja ma olen nõus, aga kuidagi tuleb visuaalselt eristada ja tuleb ka tuua sisse olukord, või maandada olukorda, kus kohas on isiklikud tõukerattad ja nendest tulenev oht siis maandatud teistele liiklejatele, et mitte ei ole ainult rendiettevõtetega seotud, vaid on ka isiklikud kergliikurid igapäevases liikluses osalemas. Ja ka nemad peavad siis juhtidena teadma, kus kohas on mingi ohtlik või ohuprobleemi koht. Võib-olla riigiüleselt jällegi turul müüdavate vahendite järelevalve teostamisega, et kui võimsaid sõidukeid me üldse müüme, kes müüb, kui palju müüb ja et meil oleksid siis reeglite päraselt need sõidukid kõik liikluses olemas. Et ei oleks kuskil määral mingit anarhiat või sellist. Turvavarustus on ju, kas täiskasvanu peab kiivrit kandma, ei pea, alati vaidluskoht, kiiver päästab inimeste elusid ja vigastusi vähendab kindlasti. Aga sellega tuleb toimetada. Ja siis rendivahendite arvukuse võib-olla kohati piiramine, et erinevates riikides lubatakse erinev arv linnaruumi neid sõitma, erinevaid alternatiivseid sõiduvahendeid. See võib siis päästa seda õnnetuste arv. Aga me politseina alati proovime seda leida, seda alternatiivi või lahendust, et kõikide liiklejate ohutus oleks tagatud. Aitäh! Ja aitäh selle põhjaliku ülevaate eest, aitäh nende slaidide eest, et jah, ma saan aru, et ikkagi Politsei- ja Piirivalveamet toetab seda, et oleks selline ühtne reeglistik, et mul on ka siit tulemused küsimused, kas teid kaasati ka siis, kui oli see eelnõu väljatöötamisel, kas siis valitsuse poolt või siis Riigikogu poolt, et kas te andsite ka siis omapoolse seisukoha või kas teilt küsiti seda seisukohta? Ma isiklikult ei osalenud selles arutelus, seega ma ei oska seda kommenteerida. Okei, aitäh. Et ma liiguks ka siin kohe Tervisekassa juurde, sest ma tean, et külaline peab varem ära minema, aga nagu me teame, et kui teatud hulk kergliikureid ei ole liikluskindlustusega kindlustatud, siis seda enam laieneb aina rohkem kulutusi Tervisekassale ja seega ka maksumaksjale. Ja ma vaatasin ka seda kooskõlastustabelit ja kooskõlastuskirju, et nagu ma saan aru, et Tervisekassat ei kaasatud siis, kui oli eelnõu ettevalmistus ja ma tean ka sellest tulenevalt, et Sotsiaalministeerium seda eelnõu ei kooskõlastanud just sellel samal põhjusel, et Tervisekassa jäi välja. Et kui te saate ka omapoolsed ettekannet tutvustada. Ja, suur tänu kutsumast. Ma nüüd ilmselt lihtsalt natuke täienduseks siis härra Kirsile, et natukene võib-olla on statistikat juurde. Ja veel kord, see info on tegelikult kõik Tervisekassa kodulehel kättesaadav, aga nagu alati on vaja natukene võib-olla konteksti juurde, et kuidas seda infot lugeda. Ja veel kord tõesti, nende selliste konkreetselt siis elektritõukerataste kohta ja niimoodi eraldi meil statistikat ei ole. Meie statistika põhineb kõik raviarvetel ja ka sellel siis, mida teenus osutaja ehk siis kas haigla, perearst sinna raviarvele haiguse diagnoosiks siis märgib. Et kuna ma need slaidid jagan ka hea meelega pärast, aga ma panin siia tutvustuseks lihtsalt seda, et on selline nimetus nagu RHK ehk rahvusvaheline haiguste klassifikatsioon, mille alusel siis kõikidele raviarvetele ka need diagnoosikoodid pannakse. Ja täna meil on Eestis kasutatakse siis RHK 10 ja siin ei ole spetsiifilisi koode, nende siis nii pisimopeedide, kergliikuritega juhtunud õnnetuste ravikulude statistikaks, küll lihtsalt mainin ära, on see olemas näiteks Ameerikas, see ICD 10, et nendel on spetsiifilisemad, aga ja meil ka ei ole tehtud konkreetseid analüüse. Kust me võib-olla natukene rohkem seda välja saime tuua, seda vaadet või statistikat, oli see, et meil oli kas paar aastat tagasi
politseist konkreetne päring konkreetsete isikute kohta, kus olid just isikukoodidega ja kes olid nendesse just kergliikuritega ja elektritõukeratastega sattunud õnnetustesse. Ja kui me võrdlesime seda, et milliseid koode nende konkreetsete isikute raviarvetel siis kasutati, siis sellest tulenevalt me nagu neid koode ka ütleme siis praegu tänaseks välja võtsime. Et siin on siis detailselt ka tõin välja, et mida saab siis ka Sotsiaalministeeriumi kodulehelt näidata, et kuidas need klassifikaatorid jagunevad ja meie võtsime siis puhtalt, mis on välis põhjusel ja mis on siis sõiduki õnnetustega, ehk need on niinimetatud siis V-koodid, V-tähega, ja kasutasime sealt 2 spetsiifilist koodi, olid siis V85 ja 89, mis langevad siis sinna muud maismaaliiklus- ja sõiduki õnnetused nendesse vahedesse. Ja panin siia seda, et isikute arve vanusegruppides siis kõik need sõiduki õnnetustega, et mis siis jällegi, et toetab siin härra Kirsi just eelnevalt tehtud ettekannet, et siis näiteks eelmine aasta üle 10 000 isiku raviarveid meile esitati, kus oli siis sõiduki õnnetused ja detailsem tabel siis jällegi, et mõtlen, vabandan, ta on väike, aga ma jagan teile seda kõike, ehk et kui me võtame aasta 2024, 10 269 inimest, kes siis vajasid tervishoiuteenuse kasutust peale sõiduki, või ütleme, liikluses toimunud õnnetuse, kogu summas 5,9 miljonit. Ja kui me võtsime nüüd need välispõhjuste toimetagajärjed ja need ravikulud siis konkreetsete diagnoosikoodidega ja veel kord ma ütlen, see kõik taandub sellele, mis on raviarvele märgitud, ehk et mis on raviarst sinna märkinud ja nende koodidega me siis saame öelda, et neid isikuid on siis 2022. aastal oli üle 600 ja eelmine aasta siis ligi 600 ja jällegi detailsem tabel, jääb ka siia, et on seesama, et saab ka vanuserühmiti võtta, et me räägime nii, et 2024. aastal siis 567 inimest ja summas siis 401 000. Et ma nendesse nagu, mõtlen, detailsemalt ei lähe, aga siit on ka näha täpsemalt, et ongi, et millises vanuserühmades neid rohkem juhtub ja kui ma lähen lihtsalt ka selles mõttes, et kuidas selles tabelis on rohkem nagu neid, et kus on nii väljastatud retseptide osas kui ka aasta jooksul näiteks surnud isikuid, ehk et see märge 1–4 on siis tulenevalt andmekaitsest, ehk mitte see, et me ei teaks, kui palju neid oli, vaid kui on alla 4 isiku, siis me ei näita konkreetset numbrit oma avalikus statistikas. Aga jah, et on siin ka selle 3 kuu 2025. aasta andmed, et aga jah, niimoodi saame öelda, et on selline eelmise aasta vaates siis kulude mõttes kasv on näha ja inimeste arvult ka võrreldes 2023. aastaga on seal kasv olemas nende õnnetuste osas. Ja panin siia ka oma kontaktid, et kui on tulevikus ka soove või küsimusi, et saame alati aidata. Ja suur aitäh, Maarja Kadastik. Kõigepealt on üks protseduuriline küsimus, et kas neid slaide kuskilt saaks? Ja meile öeldi, et meiega neid jagatakse. Okei, et mitte nagu ette ei saanud, et mis ma just jälgisin, et siin osadel liikmetel olid olemas, sellepärast küsisingi. Teine oli see, et mul jäi natukene nagu kuidagi, miks ma seda slaidega tahtsin, et ma tahtnud tagasi kerida paar slaidi, et vaadata üle see täpse definitsiooni, mille alusel see nagu klassifikaatorid said valitud, sest seda kergliikurit oma ei olnud, et see välised mõjud, see võib-olla siis nagu igasugused välised mõjud või et on see need välised mõjud, see alampeatükk ehk et see ongi nii väike, see ongi jaa, aga okei, no siis jääb vaadata üle pärast, siis kui tulevad slaidid, et see muidu lihtsalt see ei saa hästi aru, mis need tõust on.
Irja Lutsar, küsimus. Ja, et ma saan aru, et see ei ole ilmselt võimalik, aga me täna arutame seda 25 kilo. Ja kas me saame ütelda, et nende alla 25 kilostega oli siis nii palju õnnetusi ja üle 25 kilostega oli naa palju, et kas... Seda näitas juba. Siin oli see 25 kiloga kirjas. Ei ole sellist. Ei, aga ma nagu küsisin küll tervise asja, aga... Okei. Ja ma saan aru, et see arst ju ei küsi, et kas olid Tuule või Bolti või isikliku või ma ei tea, mis firmad veel siin turul on või selle väikse lasterattaga, et see vist ei olegi võimalik teha. Ilmselt mitte. Või on see, et kui on sätestatud, et kui inimene ise ütleb ja tal on võimalik valida seal, nii nagu ma ütlen, et meil on, et koodides on see, et muud maismaa liiklus või sõiduki õnnetused ja mida ta sinna alla valib. Riina Sikkut, kas küsimus, kommentaar? Jaa, proovime tervet mõistust säilitada. Ma arvan, et ei olegi vaja raviarvete statistikat tõukeratta värvi, omaniku tüübi või asjaliigi järgi koguma hakata. Nüüd see, mida me nägime aastast 2022, on oluliselt kasvanud kergliikuritega toimunud liiklusõnnetuste arv ja sama laadi hüppelist kasvu me näeme ka raviarvetes. Et need on omavahel seotud, see trend on samasugune, nii et tõepoolest on igati loogiline järeldada, et kui meil on rohkem kergliikureid, siis toimub rohkem õnnetusi, on rohkem kannatanud ja nende raviks kulub rohkem raha. Aitäh! Ja aitäh, et ma täiesti nõustan Riina Sikkutiga muidugi kui endise terviseministri sõnadega, kellel on väga suur pädevus antud valdkonnas. Ja ma isikliku huvi pärast, et võrdlesin ka näiteks õnnetusi mootorratastega ja kergliikuritega ja see oli minu jaoks hämmeldus, et kergliikuritega oli õnnetusi kordades rohkem kui mootorratastega. Et kahjuks jah, neid õnnetusi on tõesti aastatega kasvamas. Et kas ma nägin, Maarjo Kadastikul oli veel küsimus? Ma just tahtsin seda küsida, kas jällegi seal, ma siis olin veel siin kohal, kui see politsei slaidid olid sellest statistikast, sest statistikas ma eeldan, et ei olnud numbrid normeeritud tänaval olevad liikurite arvuga või teostatud liikurite sõidu. Kas on, kuna praegult see küsimus on selles, et kas alla või üle on ju, et kas see kindlustuse nõue on pädev või mitte, see on küll euro arutelu, seda tegelikult nagu peeti kuskil muudes koridorides kunagi, aga et kas see raskema sõidukiga avariid on raskemad või mitte, et selleks oleks vaja aru saada sellest ka üldpildist, et hästi abstraktse näite, kuna ma ei tea täpselt, kui palju neid linnapildis on, et kui ühel on 100 ja teisel on 10, siis kui ühel juhul on nagu õnnetusi 10 korda vähem, siis see on statistiliselt sama. Et sellest lihtsalt ma üritasin aru saada, et kas need lähevad kokku õnnetuse raskusastmega, sest see on see põhiline küsimus, et kas see kaal ja see omab raskemat tulemit. Siin slaididel ei olnud seda välja toodud ja põhimõtteliselt ei ole võib-olla võimalik seda sellisel kujul välja tuua, et me võtame hindama ainult seda, mis on meile teada tulnud ja kus on kannatanud taga olnud. Me ise arvame, et tõenäoliselt on see selline olukord, kus kohas politsei saab teateid vähem, kui tegelikult õnnetusi juhtub. Tõenäoliselt juhtub nende rohkemate liikumisvahenditega. Aga meie sõnum on ikkagi selline, et kui need õnnetused juhtuvad, kas ta nüüd on 25 kilo enam või vähem, kas see vigastus on suurem või väiksem, see oleneb kõik sellest tehioludest lõppkokkuvõttes. Mis on võimalik maandada, siis seda on vaja teha lihtsalt. Ja aitäh, Riina Sikkutil oli veel kommentaar. Ja, tõesti kommentaar, et näiteks täna hommikul rahanduskomisjonis arutasime arveldusperioodi lühendamist. Otsekohalduv määrus, et kahe ööpäeva asemel liiguks aktsia või võlakirja müüjale raha 1 päeva jooksul tagasi. Ja on otsekohalduv määrus sellepärast, et on oluline, et kõik liikmesriigid rakendaksid seda 1 kuupäeval. Ei saa nii, et Eesti otsustab 1,5 päevaga, Läti 2 päevaga, keegi läheb kohe 1 päeva peale üle. Nüüd antud juhul me räägime direktiivi ülevõtmisest, kus on antud vabadus liikmesriikidele oma õigusruum kujundada, sest teeolud on erinevad, turud on erinevad, liikumisvahendid, mis on erakasutuses või renditavad, see situatsioon on nii erinev, et ülesanne nüüd Riigikogule oli võtta direktiiv üle meile sobival kujul.
et ei tekiks moonutusi, et ei tekiks ebavõrdset kohtlemist. Nii et küsimus ei ole selles, et millised kahjud kaasnevad 24,9 kiloga või 25,1 kiloga, vaid selles, et kas regulatsioon on Eesti jaoks üle võetud mõistlikul kombel ja tõepoolest siis, ma ei tea, Eesti inimeste liikumist silmas pidades ja nende siis huvisid kõige paremal moel esindades. Aitäh! Ja aitäh selle kommentaari eest, et tõesti, et võib-olla Mariole kommentaariks, et me siin ei räägi 25 kilogrammisest vahest, et meil on siin reaalselt 1 kilogramm vahet ja ma nagu väga kahtlen, et majanduskomisjon Riigikogus tegi analüüsi selles osas ja jõudis järeldusele, et ikkagi kui on 24 kilogrammi, et siis ei pea kindlustama, kuna siis on liiklusõnnetusi vähem. Et ma ei tea, võib-olla teil on see analüüs olemas, aga ma natukene kahtlen. Et lihtsalt see selleks, kuna te küsisite, et kas kuskil oli siis politseile ette näidata see analüüs, kui on 25 kiloga rohkem, et siis on Lihtsalt täpsustan, et see ei olnud mu küsimus. Küsimus oli statistika normeerimises. Et kui me näitame, et ühte tüüpi seadmetega on suurem arv õnnetusi, siis kui neid on tänaval 10 korda rohkem, siis kui neid on ainult 2 korda rohkem õnnetusi, tähendab, et on väiksem statistika tegelikult. Et lihtsalt selle järgi on, et kui autot on ainult 1 versus autot on 10 000, siis tõenäoliselt nende 10 000-ga juhtub rohkem õnnetusi kui selle ühega statistiliselt. Ja aga seda enam, siis on vaja liikluskindlustustes, nagu seda enam. Ja et lihtsalt küsimus oli ka selles, et kas see statistika on kõrgem või madalam. See oli lihtsalt küsimus. Tegelikult sisuliselt. Jah, ma saan aru, aga ma arvan, et ma eeldan, et suurem osa laua taga istuvaid ikkagi mõistavad, et kui on ka rohkem kergliikureid, et on rohkem õnnetusi, siis see peaks olema ka aluseks, miks seadusandja oleks pidanud kaaluma seda, et direktiivi võetakse üle palju laiemalt. Ja et see, nagu ka tegi seda Läti, kus siis rakendub ka ühetaoliselt ja ei oleks ka võimalikku nimetatud turumoonutust. Jah, palun, Taavi Kirs. Ma lisaksin seda siia juurde, et mõistlik on ju alati hinnata seda, et mis see hetke olukord meil on jälle vastavalt sellele ka maandamismeetmeid kasutusele võtta. Et ka tavaliste mootorsõidukite vaates on ju, kui me näeme, et hukkunute arv kasvab, on ju, liikluses vigastatud arv kasvab kogu, on ju, siis võib olla mõistlik kaaluda siin neid keskmisi kiirusi, veapunktisüsteemi erinevaid vahendeid, mis võiksid mõjuda kuidagi nendele õnnetuste maandamisel ja inimeste elu nagu paremaks tegemise peale. Ma arvan, see on oluline. Aitäh! Ja aitäh, et kohe annan ka Tervisekassal sõna ja siis me liigume ka edasi, aga siin on küsimus ka selles, et siin ju aina rohkem on ju arutelu ka selle kohta, et üldse hakata üleüldse piirama kergliikureid, mis on minu hinnangul ettevõtjatele veel karmim, eks ole, et vaadatakse, et on aina rohkem õnnetusi, palju suuremad kulud ka Tervisekassale, et palju ohtlikum, ja siin ongi juba arutlusel erinevad, Tallinnas praegu valmistatakse, et eks ole määrust seoses ka selle pisimopeedi tulekuga, et ka mina olen isiklikult siin andnud seoses ka nii pisimopeedidega, aga ka üleüldse selliste küsimustega, et Riigikogule nii-öelda võimaluse reguleerida natuke laiemalt ja arutada seda küsimust, avada seda debatti. Aga tõesti, et need kommentaarid, mis on Politsei- ja Piirivalveameti poolt tulnud, on igati olulised ja mõistlikud ja palun Tervisekassa. Aitäh, mul kommentaari ei ole, ma pigem küsiks, kas mul on veel küsimusi, sest ma vabandan, aga mina pean kell 2 olema Tööandjate Keskliidus juba järgmisel kohtumisel. Ja, et kui komisjoni liikmetel on praegu küsimusi, et kui küsimusi ei ole, siis ma tänan teid selle ettekandest. Jah, palun, Irja. Et kuskil on natuke täpsem statistika, aga ma küll vabandan, ma tõesti neid väikseid numbreid enam ei näe. Mis need traumad on, eks ole, et mis need põhilised on, et kui on need ikka ajutraumad, siis tuleb ju see kiivrid nii kiiresti kui vähegi võimalik panna ju kohustuslikuks teha nende. Ja absoluutselt, kui on nagu vajadus midagi, nagu just täpselt nii, et kui me teame, miks ma viitasin ka sellele, et kust me üldse nagu need koodid praegu võtsime või miks, oli see, et me nägime, et neid koode on kasutatud konkreetsete just nende selliste õnnetuste osas, kus meil on antud isikukoodid ette, et nende isikute kohta vaadata. Kui me teame ja vaatame nagu sisse ja loomulikult oleks vaja siis ka natuke rohkem aega, et sellist analüüsi teha. Aga veel kord, et kuna nii nagu siin ka oli, et ei ole täna sellist kohustust, et konkreetselt arst peab nii detailselt märkima, et tal on see võimalus, siis selline see statistika on.
ja ma need slaidid juba siin saatsin, et saab jagada ja suur aitäh teile. Aitäh. Ja liigume edasi, et ma sooviks nüüd anda sõna Tool Mobility tegevjuhile Tauri Kärssonile, et kui siis omalt poolt ka paar sõna, et kui palju teie olite siis kaasatud ka selle seaduseelnõu menetlusse ja võib-olla ka teie nagu vaade kogu sellele tekkinud olukorrale. Aitäh. Tere ka minu poolt, Tauri Kärsson, Tuule tegevjuht. Aitäh Taavile hea ülevaate eest politsei poolt seoses nende õnnetuste statistikaga. Ja ma võib-olla ütlekski, et väga tervitatav, et inimesed kasutavad järjest rohkem kergliikureid, sest tänavasel päeval on meil eelmise aasta info kohaselt üle 8000 auto Eestis registreeritud. Ja veel rohkem autosid tähendab veel rohkem autodega tekkivaid probleeme, mida me ka siin kogu aeg üritame lahendada. Aga arusaadav, et me ei taha ka, et väga palju õnnetusi juhtuks, või tegelikult üldse õnnetusi juhtuks ka kergliikuritega. Kui nüüd rääkidagi natukene, et kui me lähmegi väga äärmusesse, et piirame rohkem liikureid, me oleme Tuulega kogu aeg jälginud seda, et nii Eestis kui Lätis oleks mõistlik arv liikureid tänavatel, et see ka ilmselt ajaga muutub, et see nõudlus läheb ülespoole, inimesed harjuvad rohkem sellega, see muutub tavapärasemaks, loobuvad autost, et me ilmselt ei tahaks ka siin väga kivisse raiuda seda, mis see number täna on, et see on igavesti nii, sest pigem trend on sinna poole, et mikromobiilsus on selleks, et jääda ja kasvada. Et siis see peaks ka elav olema. Ja kui seda statistikat vaadata, siis jah, neid õnnetusi tegelikult on pigem kiiremas tempos kasvanud. Võtsin kokku samad Taavi andmed siin kiirelt, et Tuul on tegutsenud 6 hooaega, et selle aja jooksul kogu aeg on kuskil 13% kõigist õnnetustest olnud meie liikuritega juhtunud. Siis täitsa kogu selle perioodi ja 6 aasta alguses oli erasõidukitega kuskil 25% ümber, tänaseks päevaks on juba 36%. Et kui nüüd hakatagi veel rohkem piirama rendisõidukeid, siis ilmselt hakkab tekkima rohkem erasõidukeid ja siis me kiirendame seda probleemi. Ja seal on meil palju vähem hoobasi, et seda ka mõjutada, sest siis me peame minema iga kodaniku juurde eraldi ütlema, kuule ära tee, aga neid kodanikke on meil 1,3 miljonit Eestis, päris suur töö. Ja neid operaatoreid on palju vähem. Siis jah, ja see 40% on olnud siis Boltil umbes, Bolti osakaal siis nendest liiklusõnnetustest, et 12-13 Tuul, 40 Bolt, umbes 25 siis kuni tänaseks päevaks 36% erasõidukid. Ja kui vaadata, mille pärast see direktiivis üldse tehti, on ju, et okei, ma saan sellest aru, et ma olen nõus väga, et Eesti on olnud väga eesrindlik kõigi direktiivide pigem nagu täiel määral ja jõudsamalt rakendamisel. Aga nüüd tuleks korraga sellesse sisusse vaadata, et tegelikult oli ju soov, et kui juhtub õnnetus, siis kõigil oleks tagatud see, et see asi ka korda teha, et nii palju kui pääste kannab. Ja selleks on vaja mingid kahjud katta. Et siis tegelikult oleks ju mõistlik rakendada selliselt, et kõik õnnetused saaksid kaetud. Mitte ainult siis antud juhul Tuule renditõukerattaga tehtud õnnetused, mis on 12-13% kogu potist, mis on väga väike osa, et teate küll Pareto printsiipi 80-20, et tegelikult võiks lahendada 20% tööga ära 80% probleemi, aga hetkel on juhtunud teistpidi. Ja me saatsime küll enda ettepanekud, juhtisime selle tähelepanu, vaatasin 12. veebruar 2024. Meil endal oli sellel ajal ettevõttes ka juhtkonna vahetus, et võib-olla me ei jõudnud nii palju seda siis ka ise tähelepanu juhtida, et ühe korra küll saatsime Rahandusministeeriumisse ja saatsime ka Riigikokku, aga see jäi võib-olla kuidagi siis tähelepanuta ikkagi, et rakendada laiemalt. Et meie tõukeratas kaalub napilt üle 25 kilo, Bolti oma napilt alla 25 kilo. Aga õnnetusi juhtub mõlemaga. Ja nagu ka Taavi statistikast välja tuli, siis tegelikult enamik õnnetusi, 68% suurusjärgus on see, mis inimene ise kukub ümber selle tõukerattaga. Vahet ei ole palju see tõukeratas kaalub. Et seistakse ühe jalaga peal, sõidetakse võib-olla halva tee peal, õnnetus juhtub ikka. Ja sealt järgmine on 22% on kokkuvõrge sõidukiga küljelt. Jällegi vahet ei ole, kui raske sõidukiga sinna lähened nüüd sellele teisele sõidukile, pihta saad ikka. Et tegelikult jällegi me jõuame 80% õnnetustest, vahet ei ole, mis sõidukiga selle sõidad, õnnetus ikka juhtub. Et ühesõnaga võiks tõesti võib-olla siis kõigil olla sarnased reeglid, et see muudab ka tegelikult meie jaoks konkurentsiolukorda,
et meil on lisakulu, mida siis maksta iga aasta nüüd, et kliendile pakkuda see kindlustust ja samal ajal teistel ei ole seda kulu ja teistel ei ole ka seda katet. Ja tegelikult ei ole ka see süsteem sarnane, nagu Taavi Kirss siin politseist välja tõi, et kui on kahju, siis jällegi hakkab see lahendamine erinevalt käima, et inimestel peaks olema süsteem lihtne, samasugune, arusaadav. Aitäh! Ja suur aitäh selle ülevaate eest ja ka selle statistika eest, et võib-olla siin sai ka vastuse nii Maarjo kui ka Irja küsimusele. Ja ma nägin, et Taavi Kirss vist soovis kommenteerida omalt poolt. Ma tahtsin kommenteerida jah, seda selliselt, et kui isegi seaduses täna ei ole seda kujutatud ette, et alla 25 kilo peaks olema kindlustatud, siis on alati alternatiivsed meetodid, mida me oleme teinud siin Tallinna vaates, meil on see kergliikurite koda, kus kohas oleme kokku saanud ja on ettevõtetega kokku lepitud, kiiruste alandamised, alati võimalused ettevõtjate poolt võimalikult need ohud maandada ära, et ei satutaks üldse õnnetustesse ja osapooled, Bolt on seal väga kõvasti kaasa tulnud sellega, mis on väga tänuväärne. Ja on olnud ka 2023 korraliku langus tegelikult õnnetuste statistikast. Aga seal on ka teisi asju, et ettevõtjate poole pealt nagu oluline see, et alaealised ei saaks oma neid vahendeid võtta, nagu täna punased pisimopeedid on linna vahel, et hästi kergekäeliselt neid kätte ei saadaks, maandaks enda poolt kõik need ohud ära, joobes juhte oleks vähem, et ei oleks võib-olla baaride juures niivõrd kergesti kätte saada ja nii edasi. Et selline see tänane elu, et tuleb kohaneda vastavalt sellele. Aitäh! Jah, ma ei tea, kas on soov kommenteerida sellele? Jah, Tauri Kärson korraks kommenteerin juurde, et me ise proovime ka olla võimalikult nagu andmepõhised, et tegelikult me peakski igas andmes, nagu praegu täna tuli ka siin neid küsimusi Tervisekassale, et mis see probleem on, kas on ajukahjustused, peakahjustused, siis me saame nagu õiget meedet kasutada. Et kiiruga lihtsalt umbes tehes on ju, nagu me praegu tegelikult ka Tallinna linnas teeme seda määrust 2 nädalaga on vaja asi ära otsustada, paika panna, et me saame küll midagi tehtud, aga kas me nüüd teeme siis 100% või 99% elu ebamugavamaks, sellepärast et väiksel osal nagu juhtub, et me peaks seda väikse osa juhtumisi vaatama väga täpselt sisse, kellel juhtub, miks juhtub. Ja siin tegelikult Tervisekassa statistikast tuli päris hästi tõesti välja see, et seal oli alaealiste osakaal päris suur, et võib-olla peabki nagu sellega rohkem tähelepanu pöörama, seal mingit samme võtma ja siis me saame väga suur osa probleemist lahendatud. Aitäh! Aitäh! Priit Sibul! Ja mul on natuke teisest kontekstis küsimus, ma ei tea, kindlustuse rahvas pole ka veel rääkinud, et äkki nemad teavad. Et mul on küsimus, kas me oleme rääkinud praegu tervisekahjudest, eks ju, 5,9 miljonist nii edasi, aga mis need materiaalsed kahjud, et kas meil või varaline kahju jah, nii-öelda on, et see, mida Tauri ütles, et külje pealt sisse sõita, et mul on ka üks sõitnud, küll mitte kergliikur, aga üks Aafrikast pärit üliõpilane Tartust, kes vedas seljakotiga toitu laiali, eks ju. Ja tal ei ole ka muidugi mingit kindlustust, et mul oli mingi 800 eurone kulu, ja rõõm ja politsei ütles, et kui sul igav on, siis võid kohtusse minna tsiviilagiga, aga üldiselt see üliõpilane on vaene. Et milline, see statistika on, et millised, ja kas ma saangi aru, praegult ongi niiviisi, et need kergliikurid, kes on kohustatud seda kindlustuses osalema, et nendelt mul on võimalik nii-öelda, et kuna nemad on siis subjektid ja siis on võimalik saada sealt kahju ja teiste puhul, kes ei ole, eks, et kui keegi sõidab oma tõuksiga või teist märki kandva tõuksiga, et siis see on minu enda kulu, kui ta mulle külje pealt sisse sõidab näiteks. Kas ma saan aru, et praegult olukord on nagu selline? Mis liiklus, aga kui ta ei ole kindlustussubjekt. Mul oli, mõtle, mul sõitis konkreetselt külje pealt sisse, eks ju, ja jalgrattaga, elektrijalgrattaga, ja ta ei ole ju, nii nagu kui jalakäija lööb, eks ju, jalaga automõlkega, ta ei ole ju liikluskindlustuse subjekt, et küsimus on, kui sul kindlustust ei ole, siis pole ju midagi arutada ja kaevata. Ja praegu ma saan aru, tõukside puhul on need teie puhul, siis ma saan... Jah, kui tuuletõuks sõidab külje pealt sisse, siis saad fondist. Et eelista tuuletõuksi. Mina olen Lauri Potsepp Eesti liikluskindlustuse fondist ja kui küsimus oli kindlustuse kohta, siis vastan, et kui sõidukil on kindlustuskohustus ja kindlustusleping on sõlmitud, siis hüvitab kahju tekitaja eest selle kahju tema kindlustusandja. Kui on kindlustuskohustus ja kindlustuslepingut ei ole, siis hüvitab liikluskindlustuse fond.
Kui küsimus oli see, et keegi sõidab jalgrattaga otsa ja kas endale otsa või siis autole otsa, siis jalgratastel ei ole liikluskindlustuse kohustust, seega saab kahju hüvitamist nõuda kahju tekitajalt ja kui tal on vabatahtlik vastutuskindlustus, siis see aitab. Vastan kohe ära ka veel ühe küsimuse, see statistika kohta. Mul slaide ei ole, sellepärast, et täna hommikuse seisuga oli kindlustatud elektritõukeratastega põhjustatud üks kahju summas 2500 eurot ja meil ei ole registreeritud ühtegi kindlustamata elektritõukerattaga tekitatud kahju. Aga see on ka arusaadav, sellepärast, et ilm läks sellest täna soojaks. Nii et tõenäoliselt, kui see komisjoni istung toimuks aasta pärast, siis oleks mul ka numbrid ja ma saaks rääkida sellest, et need, kes on kindlustatud, kui me räägime siin kahe ettevõtte nagu natuke vastasseisust, siis mina julgen öelda, et üks ettevõte, kellel on kindlustus olemas, nende kliendid on paremini kaitstud. Kui nemad kogemata põhjustavad õnnetuse, ei pea nad seda ise kinni maksma. Ja selgelt selle ettevõtte tõukerattad peaksid olema eelistatud. Aitäh, Irja Lutsar. Tahtsin ühe täpsustava küsimuse, et kui autoga sõita alkoholijoobes, siis ilmselt kindlustus ei tasu, et kuidas nende kergliiklusasjadega on? Ja, et liikluskindlustus on vastutuskindlustus, kindlustus maksab kahju tekitaja eest, kannatanu on alati kaitstud, ka siis, kui kahju tekitaja on joobes või juhtimise õiguseta või põgeneb sündmuskohalt. Nii on see kõikide kindlustuskohustega sõidukitega, kaasa arvatud elektritõukeratastega. Tõsi on see, et kui keegi põhjustab õnnetuse joobes olekus, siis kindlustus maksab kogu kahju kinni ja küsib selle kahju tekitajalt tagasi. Ja, aitäh, et tulema kindlasti ka teie juurde veel tagasi, et aga annaks muidugi ka küsin seda statistikat, meil ei olegi, siis mis need nii-öelda... Mikrofon, palun. Mikrofon. Ja, et liikluskindluste juhtumitena saab registreerida neid juhtumeid, mis on põhjustatud sõidukitega, millele kindlustuskohustus laieneb ja neid siiamaani ei ole. Meil ei ole olnud. No ei ole, kuskilt võtta, keegi ei pea seda registrit, sest ilmselgelt Tervisekassa ei saa seda pidada, politsei saab pidada ainult seda, kus ta kohale läheb, seda ei ole olemas kuskil ühes kohas, et seda saaks kuidagi uurida. Veel kord, kindluste statistika saab aasta pärast. Aitäh. Aga ma annaks sõna ka Bolti esindajale, et teie poolne vaade, et mis sellele eelnõule, et kui palju ka teid oli kaasatud selle eelnõu ettevalmistamisse ja kui palju teie andsite kas omapoolsed ettepanekuid, kui üldse, ja kas teie nagu ise toetaksite seda, et see eelnõu ülevõtmine, see direktiivi ülevõtmine ja see seadus oleks laiem? Aitäh. Ja, kõigepealt oluline teema või võib-olla oleks isegi täpsem öelda, et väga palju erinevaid olulisi teemasid, mis on täna arutluse all, et ja kõik vääriksid oma koosolekut, et seal süvitsi minna ja detailidesse just. Aga võib-olla kõigepealt alustaks sellest, et mida politsei juba puudutas, et see õnnetuste hulk on ilmselt väga oluline, et õnnetustest või statistikast tuleb lähtuda, me saame häid otsuseid teha ainult nendel andmetel, mis meil on. Alati on siin kindlasti põhjust mõelda, kuidas andmete kvaliteeti tõsta tuleviku tarbeks, sest et ka see, mis politsei täna teeb, et on operaatorite lõikes võimalik vaadata eraldi, on olnud siiski osaliselt võib-olla ka ühise töö tulemus, kuhu me oleme jõudnud erinevate arutelude käigus, tuvastanud, et andmeid pole ja siis ausalt öeldes oli väga sümpaatne, kui ühel hetkel politsei hakkas neid andmeid koguma ja tekkis võimekus ka juba detailsemalt sinna süveneda. Aga nagu me täna oleme ka ühiselt tõdenud, et andmeid võiks olla veel rohkem või veel detailsemalt, et teha veel paremaid otsuseid. Mida need samad andmed näitavad, on see, et õnnetuste määr renditõukeratastega oli 2022-2023 võrdluses, kui ma õigesti mäletan, tegi umbes 20% kukkumise, ehk siis õnnetuste arv kukkus väga oluliselt. See oli see aeg, kus 2022 aasta hooaja lõpupoole me käisime operaatorid ühiselt Riigitranspordiametis arutamas küsimust, kuidas me saaksime ohutust tõsta vabatahtlikult seejuures.
kõik operaatorid jõudsid ühise arusaamani koos siis Riigi Transpordiameti ettepanekul, et efektiivne viis seda teha oleks langetada öist sõidukiirust nädalavahetuse öistel aegadel, mis on nii-öelda ohutsoonid, jälle andmetel põhineb. Me nägime õnnetuste statistikast, et see oli üks aeg ja siis jõuti selle kokkuleppeni, et operaatorid langetavad seda öist kiirust. Küll juhtus niimoodi, et 3 päeva enne seda, kui see kokkulepe pidi jõustuma, ehk siis kiirus pidi langema, siis osad operaatorid loobusid sellest kokkuleppest ja siis Bolt tegi seda ainsa operaatorina Eestis. Ja ilmselt julgen küll öelda, et see on kindlasti andnud panuse õnnetuste vähendamisesse just nimelt siis 2022-2023 aasta võrdluses. Ja sellest ajast peale on seesama nädalavahetuste öine aeglasem liikumiskiirus, kolmandiku võrra aeglasem tippkiirus kehtinud meil üle Eesti. Ja just nimelt seda oleme teinud vabatahtlikult, ilma seaduse sunnita, ilma mingisuguse muu asjata. Küll aga oli siis oluline see arutelu Transpordiametiga, mis oli siis jällegi andmetel põhinev mõistlik samm, mida astuda. Ja isegi olukorras, kus see turukonkurentsis meid kahjustas, ei pööranud me seda ümber. Et see oli siis 2022-2023 aasta võrdluses. 2023 aastast nüüd edasi minnes, et siin tegelikult on erinevaid meetmeid veel, mis on kasutusele võetud. Näiteks siis, kui ma ei eksi, oli see 2023 aasta suvel, kui siis Tallinna linn koostöös politseiga, ma nüüd ei mäleta, kummalt poolt see ettepanek tuli, oli siis langetada tippkiirust kõige nii-öelda tihedama jalakäijate alaga piirkonnas Eestis, ehk siis Tallinna südalinnas, kus siis samamoodi operaatorid nentisid, et mõistame, andmeid oli natukene vähem just nimelt selle piirkonnas selle otsuse tegemiseks, aga see tundus mõistetav ja leppisime selles kokku, kuni taaskord kõik turuosalised sellega kaasa ei tulnud ja Bolt ainsana selle aeglase kiiruse piirangu kehtestas, mis ma julgen öelda on kindlasti andnud panuse just nimelt selle õnnetuste arvu vähenemisesse. See oli 25-20 oli siis ja lisaks on siis Bolt, ma enam ei teagi, mis aastast, äkki 2020-2021 ka kõigi Eesti haridusasutuste juures, natuke hiljem, aga kõigi Eesti haridusasutuste juures langetanud seda tippkiirust. Mis me näeme nendes andmetes on see, et me oleme ka, kuna turg on selline, nagu ta on, ei saa neid andmeid politsei nii-öelda avalikult kasutada ilma, et ärisaladusi rikutaks. Küll aga me oleme politseiga jaganud ka läbisõidetud kilomeetreid aastate lõikes, ehk siis, et oleks võimalik just nimelt see konkreetse operaatori ja siis tema läbitud kilometraaži seos luua, et ei oleks selline, et me näeme, et on operaatoril justkui läheb õnnetuste arv üles või alla, aga sõidetud kilomeetrite arv on siin see põhiline, eks, mis on rahvusvaheliselt teada, et transpordi turvalisuse põhiline mõõdik ongi siis õnnetuste arv läbitud miljoni kilomeetri kohta, et siis on teisendatud lennukid ja rongid ja kõik nii-öelda ühte mõõtkavasse, et mis on turvaline. Mootorratas on kõige ohtlikum, eluohtlikum veel enne kõike, aga see ei tähenda, et sellega ettevaatlikult ma sõita ei soovitaks. Nüüd see trend, mis hakkas 2023. aastast väga tugevalt silma paistma, oli eratõukerataste üha nagu suurem siis silmatorkamine nendes selle statistikas ja juba 2023. aastast on tegelikult kõigis nendes ringkondades nii politseiga, Transpordiametiga, linnatranspordiametiga, kus iganes veel need arutelud on tulnud, on tegelikult sellele tähelepanu juhitud, et esiteks põhimõtteliselt praegu siis, kui me statistikat vaatame, ainsana 2023. aastast kasvanud elektriliste tõukerataste siis õnnetuste kategooria ongi eratõukerattad ja need kasvavad siin julgelt 30% aastas. Ja nad on jõudnud juba sellesse ulatusse, et kui see kasv peaks selleks aastaks jääma samasse hulka, siis see kasvab väga-väga suure sammuga. Nüüd eratõukerataste õnnetused on see, mida on kõige raskem reguleerida. Ja see on see koht, kus
on siis on see seni tegelikult ausalt meile öeldud nendes aruteludes, et vabandust, aga teile on lihtsam midagi päitseid pähe panna kui eratõukerattale, aga ette vaadates siis soovitusena sellest vast mööda ei saa, sest et me oleme jõudnud punkti, kus see mõju on sedavõrd ulatuslik, et tuleb kaaluda kõik, et see statistika on seda näitab. Nüüd, kui minna direktiivini, siis võib-olla kõige algus sellest direktiivil on, kus see direktiiv üldse sündis, ehk siis aegade hämarusest on teada, et see direktiiv on tulnud Saksa autotootjatelt, kes on siis hakanud võitlema vastu kergliikurite populaarsemaks muutumisele. Ehk siis see on see, kus see direktiiv püstitati omal ajal ja siis, kui seda, kas oli 2019 kuni 2021 menetleti, on ilmselt see aeg, kus väga suur osa nendest, miks see direktiivi piirid tõmmati just sellised ja mitte teistsugused ja mis oli Eesti seisukoht nendes küsimustes, on siis see, kus on nagu võib-olla kõige õigem koht, kuhu vaadata, et kuidas on jõutud siia siis üle-euroopaliselt. See 25 kilogrammi on direktiivist tulenev kompromiss siis kergliikurite kättesaadavuse ja ohutuse vahel. See on see, kuidas siia jõuti päris keerulise arutelu tulemusena. Nüüd võib-olla ütlen asju, mis tuleb ka paljudele üllatusena, neid on õige mitu. Üks on see, et meil on päris erinevaid mudeleid tõukerattaid. Need kaaluvad 16,5 kuni 34,5 kilogrammini. Ehk siis esiteks on see, et see direktiivi, õigemini siis Eesti seaduse, need täiskasvanud tõukerattad igaks juhuks ütlen, et kõik samasugused täiskasvanud tõukerattad, võib-olla tavaline silm ei teegi vahet, näeb rohelist ja ütleb, et tõukeratas. Minu 3-aastane sõidab sellise ilma, et sellel ei ole elektrit, ehk siis mehaanilistega ikkagi, aga jah, et ühesõnaga see kaal on väga-väga erinev ja tegelikult saime meie ettevõttena samamoodi siis sellest Eestis vastu võtud seadusest oluliselt nagu mõjutatud ja eks siis see lause, mis on siin läbi käinud, et on turuosalised, keda võib mõjutada, keda mitte, siis kindlasti olime meie nende hulgas, keda see seadus mõjutas. Ja veel kord, et see piiri tõmbamine, et kergliikurite kättesaadavuse puhul on Euroopa arutelud viinud sinna, et seda tahetakse nii, nagu jalgrattaliiklust üldiselt peetakse sümpaatseks ja heaks, et seda tahetakse, et see püsiks kättesaadavana, siis see kaal ongi selleks kriteeriumiks, kus see piir on tõmmatud ja 25 on, kuhu Euroopa arutelud jõudsid. Teadmiseks veel, et Eestis on turul ka müügil siis eratõukerattad, mis kaaluvad 66 kilogrammi ja sõidavad 110 kilomeetrit tunnis, et on ka erinevaid sõidukeid võimalik sellest kategooriast leida. Võib-olla veel rahvusvahelist vaadet, et kui me jõuame siin isiklike tõukeratasteni, siis näiteks Soomes kohustatakse ka eraisikuid siis, või isiklike tõukeratta omanikke siis raviarveid kinni maksma, juhul kui nemad on õnnetuse põhjustajad. Ehk siis Soome praktika on selline loomulikult ka siis ettevõtteid. Nüüd võib-olla järgmine asi, mis ma olen suhteliselt kindel, et kuigi me oleme sellest rääkinud, aga ma olen vist ainus inimene siin ruumis, kes seda teab, on see, et kõik meie elektrilised tõukerattad on kindlustatud 100%. Ja nii muide juba aastast 2021, see on siis ajast, kui Tuul kindlasti oma elektrilisi tõukerattaid ei kindlustanud, on meie kõik elektrilised tõukerattad olnud kindlustatud või sõidud, täpsustan jah, just nimelt, ehk siis on õnnetusjuhtumi ja üldvastutuskindlustus, mis kokkuvõttes katabki ära täpselt selle sama, mis me räägime siin nüüd sellest mootorsõiduki kindlustuse osast. Ja veel kord, see on aastast 2021, ja me tegime seda vabatahtlikult. Ehk siis ei olnud meil ühtegi seaduse sundi seda Eestis teha, oli tehtud ja kindlustuskatte peal. Ja nüüd võib-olla lihtsalt kõige selle veel kokkuvõtteks, võib-olla on kindlasti ka küsimusi, saan minna detailidesse, nii palju kui oskan neid avada, aga et Tuule poolt Tauri ütles
ütles seda, et kõigil on soov, et õnnetused katta või õnnetused ära hoida ja võiks kõigil olla, siis ma julgen küll turuosalisena siin öelda, et Bolt on teinud oluliselt samme ilma regulatsiooni nõudmiseta. Me oleme tegudega näidanud, et me oleme valmis vastutust võtma ja tegema neid asju, mis aitavad õnnetusi ära hoida ja tagajärgi vajadusel parandada, ilma et meil seda kästakse. Ja tulla Tuulel täna siia laua taha ja öelda seda, et püüdes seda Boltile ette heita, aga proovime olla viisakad. Ärme nagu hakka niimoodi otse ründama, et võib anda nagu kommentaari oma tegevuste kohta, aga püüame mitte ka nii-öelda turul olevaid konkurente niimoodi siin rünnata, arvestades ka seda, et see on meil avalik istung ja et mul on lihtsalt selline palve komisjoni esimehena. Aga aitäh selle ettekande eest, et ma küsiksin, ma annan kohe sõna ka meie komisjoni liikmetele, kes on soovinud ka lisaküsimusi Boltile esitada, et lihtsalt kui ma saaksin täpsustada, et äkki liikluskindlustuse fond saab omalt poolt anda kommentaari sellele, et Bolt ütleb, et on aastast 2021 on olnud vabatahtlik kindlustus, et võib-olla siis omapoolne kommentaar, et miks et ikkagi oleks siis vaja, et oleks liikluskindlustus nagu mitte nii nimetatud praegu, mis on Bolti poolt öeldud kindlustus, mis neil on aastast 2021. Aitäh. Vabatahtlik vastutuskindlustus kindlasti ei saa asendada ühtegi kohustuslikku vastutuskindlustust. Alates sellest kõige lihtsam näide on see, et kohustusliku vastutuskindlustuse puhul kannatanu on otse nõuda õiguskindlustusandja vastu, kes on Eestis. Kui on vabatahtlik vastutuskindlustus, siis nõue tuleb esitada ikkagi kahju tekitajale ja see kindlustus asub siis tema selja taha ja loomulikult mina ei tea ühegi ettevõtte kindlustuslepingu sisu, aga ma olen üsna pika kindlustuskogemusega inimene ja ma ei ole näinud veel ühtegi vabatahtlikku vastutuskindlustuse lepingut, mille kaitse oleks nii lai, kui on liikluskindlustuses. Tavaliselt välistatakse. Seal on mittevaralised kahjud, kindlustussummad on palju väiksemad, neid kahjuliike, mida veel välistatakse, tavaliselt on palju, aga loomulikult mõni ettevõte võib kindlustusandjaga läbi rääkides saavutada midagi, mida teised ei saavuta ja see on ka okei. Aga veel kord, aga peamine on see, et kannatanul ei ole otsenõude õigust ja liikluskindlustuse fondi poole on pöördunud mõnedel juhtudel kahju tekitajad, kelle käest nõutakse siis kannatanud nõuavad kahjuhüvitist ja liikluskindlustuse fondi poole on pöördutud, et meile lubati, et seal on vabatahtlik vastutuskindlustus, kuidas see meid aitab. Siis me oleme sunnitud kahjuks ütlema, et kui te ettevõttest abi ei saanud, siis tuleb see kahju teil endal kanda. Nii et sellist praktikat, see ei ole igapäevane, aga sellised juhtumeid on kindlasti üle ühe. Et see on lihtsalt praktiline vaade, kuidas moodi liikluskindlustuse fond seda näeb ja veel kord, vabatahtlik vastutuskindlustus ei asenda oma olemuselt kahju kannatanu ega ka kahju tekitaja jaoks, kes on see sõiduki juht, siis liikluskindlustust ei asenda vabatahtlik vastutuskindlustus. Vabatahtlik vastutuskindlustus kaitseb kindlasti ettevõtted, kes sõiduvahendeid tänavatel rendib. Igaks juhuks täpsustan, et meil on nii õnnetusjuhtumi kui vastutuskindlustus, et selguse mõttes. Ja eks arusaadav, et ma saan aru, liikluskindlustusfond maksab teile palka, teie kohustus ongi seda seisukohta väljendada, et liikluskindlustusfond on ainus õige tee, aga see ei tähenda, et kindlustuskatte erineks antud olukorras. Et ma arvan, et oleks mõistlik lepingutesse süveneda. Ja, et ma lihtsalt ütlen, et võiks ikka jätkuvalt jääda viisakaks, et meie kõigi külaliste suhtes, et siiski kõigil on õigus oma seisukohta jagada. Ja liigume ka järgmiste küsimuste juurde. Irja Lutsar, palun. Ja, ma tulen tagasi selle juurde, et me oleme korruptsiooniga võitlemise komisjon. Ma olen nagu katki läinud grammofoni plaat. Ja, või ennetamise komisjon. Ja kui ma nüüd siin hoolega kuulan, siis korruptsiooni momendid võisid olla siis kas majanduskomisjonis, majanduskommunikatsiooniministeeriumis või siis Riigikogus. Rahandusministeeriumis ka. Et mul on nagu ettevõtjatele, mõlemale ettevõtjale üks ja sama küsimus, et
et kuna meil lobistide register Riigikogus puudub, et kas teie käisite ühes nendest lobistamas et saada paremat diili, et usun, et te kindlasti vastate ausalt, aitäh. Et ma saan aru, see on küsimus nii Boltil kui Tuulele. Ja, palun. Lühike vastus on, ei käinud või selle eelnõu ülevõtmist saatis seletuskiri, kus on kirjas, et võetakse üle direktiiv, nii nagu direktiiv on seda sõnastanud ja see oligi meile see teadmine, et selles mõttes pöörasime sellele suhteliselt vähe tähelepanu. Aitäh. Jah, Tauri Kärson Tuulest. Et meie pöördusime Rahandusministeeriumi poole, juhtisime tähelepanu sellele, et tuuletõukeratas on ehitatud või disainitud juba 2018-2019. See kaalub nii palju ja teised tõukerattad kaaluvad vähem ja neid on palju, et oleks mõistlik rakendada kõigile, kuna liikluskindlustus on siis kõigile liiklejatele võiks olla ühesugune ja samade katetega. Ja, aitäh. Ma saan aru, et see on see sama kiri, millele te viitasite ka oma ettekandes, mis siis tuli pärast seda kooskõlastusringi, eks ole? Või kooskõlastusringi ajal? Jah, me saatsime selle veebruarikuus, 12 veebruar äkki oli ja aasta oli sellel hetkel 2024. Aitäh. Rain Epler. Jaa, aitäh. Ma nii pikalt ei ole kindlustusega kokku puutunud kui Lauri, aga ma ka mõnda aega olen, aga ma hakkasin et tüüriks seda teemat tõesti võib-olla selle komisjoni temaatikasse tagasi. Iseenesest oli väga huvitav kuulata kogu ennetus ja seda kahjude poolt ja see ongi oluline, aga mõnes mõttes, eks ole, üleüldise meie raamistiku mõttes, sul vastutus oma tegevuse eest on. Kui sa kolmandale isikule põhjustad kahju, siis sa pead selle hüvitama. Ütleme, sõidukite puhul on harjutud sellega, et liikluskindlustus katab neid kahjusid ja seal tekib siis kõik maksavad natuke ja siis saab kahjusid hüvitada. Erisus on võib-olla see, et ka need isikud ise, kes viga saavad sealt, see läheb vastutusele lisaks, eks ole. Ja nüüd on meil tegelikult küsimus direktiiviga või mitte, et kui meil on nüüd terve hulk kiiresti liikuvaid masinaid ja meile ühiskonnas tundub, et need põhjustavad palju kahjusid, siis on küsimus, et kas me lahendame selle ära nii, et käige kohtus ja nõudke neid kahjusid välja, inimesed omavahel, eks ole, või me loome sinna peale mingi skeemi, et kuna tundub, et neid on nii palju ja neid kahjusid juhtub palju, et teeme siis nii, et igaüks maksab, ma ei tea, 3 eurot iga tõuksi pealt ja siis see on sellest poolist kaetud. Ma ise kusjuures oma seisukohta isegi, ma ei oska öelda, mulle mõnes mõttes meeldib ka see ühiskond, kus see tagasiside inimestel on otsesem, et siis mulle tundub, et mõnes mõttes, eks siin kindlustuskurud oskavad öelda, aga mõnes mõttes, kui sul see liiklus- ja vastutuskindlustus on hästi odavalt käes, siis see võib ka sellist hooletumat käitumist teatud osas suurendada, aga see on eraldi teema. Aga ütleme, et me oleme jõudnud järeldusele, et neid on palju, nad põhjustavad ka palju kahjusid, nagu politsei statistika oli. Mis me teeme? Okei, teeme selle pooli. Ja siis me jõuame nüüd sinna küsimusele, mis võib olla natuke haakuvad siis selle komisjoni tegevusega. Et ma ütleks, Siiri võib-olla tahab vastu vaielda, aga minu arust enam levinud praktika Eesti ametnikkonnas ja mitte ainult Rahandusministeeriumis on see, et tuleb direktiiv ja siis selle rakendamil saab külge pookida igasuguseid mõtteid, mis ametnikel veel on olnud inimeste elu reguleerimiseks. Ma ütleks, et kui me kõik need direktiivi ülevõtmised läbi käime, ma julgen üsna kindlalt väita, et siis me saame enamiku direktiivide ülevõtmisi, kus on kohalikus praktikus veel juurde keeratud. Et siis see esimene küsimus oleks, et iseenesest ilus kaasus niimoodi pealiskaudselt vaadates, et siin jõuti selleni, et võtame otse lihtsalt direktiivi, ärme siin midagi peale kruti. Ja siis teine küsimus on, et kas see tekkis kuidagi iseenesest see mõte või oli mõni selline intelligentne ja särav inimene, kes kusagil mainis, et äkki teeks seekord niimoodi. Et need on minu jaoks need küsimused aga Bolti esindajale mul on see küsimus, et aga sa võib-olla räägid siis lahti selle teie vastutuskindlustuse osa, et nüüd seda saaks muidugi niimoodi proovida, et võtaks tõuksi ja sõidaks Priidu autole külje pealt sisse, siis vaataks, et kuidas see Bolti kindlustus töötab, aga see oleks võib-olla liiga radikaalne, et kas see töötabki nii, et inimene teie tõuksiga sõidab kellelegi otsa ja siis protsess hakkab kohe niimoodi sujuvalt kerima, et kellelgi remonditakse näiteks auto ära ja inimene saab õnnetusjuhtumise alt või ta peab olema selle kuskilt teada saanud
noh, näiteks mina ei teadnud seda, ma ei ole ka küll Bolti tükk aega kasutanud, aga noh, niimoodi. Aga see võib-olla pärastpoole, et ma võib-olla siis Siirile suunaks küsimus, et kuidas seekord otsustati, et sellest suurest kogumist, kus osad on alla 25 kilosed ja osad on üle ja seal on kõik need ATV-degast mootoritega asjad sees, et jätaks nagu osa välja, kuigi politsei statistika ütleb, et kahjusid üsna ühesuguselt põhjustavad nii ühed kui teised. Kas ma... et praegu Rahandusministeerium vast niikuinii jah, et oli aega Rahandusministeeriumi juurde liikuda. Tead, võib-olla saab ka laiemalt rääkida, et üleüldse ja muidugi vastata ka komisjoni liikme küsimusele. Jaa, aitäh. Ma oleks seda igal juhul seda teemat katnud ka, mis sa küsisid, et natuke oli direktiivi saamisloost juba, kui tohib, ma nagu räägin sellest paar sõna, et ta oli tõesti 2019, 2021 oli ta menetluses selles ajaaknas päris ammu selles mõttes. Ja alguses tegelikult seda sõiduk, et see 20 parameetrid, millest siin praegu on juttu olnud, see kiiruse ja kaalu kombinatsioon, et need on tõesti kõik direktiivist sõiduki definitsioon. Kuidas siis defineeritakse direktiivis sõiduk, mis kuulub kindlustamisele ja see on selle definitsiooni osa, eks ole, et kõik need, mis ületavad neid parameetreid, lähevad kindlustuse alla selle ei pea minema. Ja õige oli Taavi Kirsi kommentaar selles osas, et direktiiv on miinimumdirektiiv. Paljud direktiivid on sellised, et liikmesriigil ei ole keelatud sinna kuhi peale teha, et erinevates siis aspektides, aga see on see miinimum, mis peab olema kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. Ja tõsi on see, et ma nüüd ausalt öeldes värsket, nagu võib-olla Lauri oskab seda pärast paremini kommenteerida, et mul ei ole värsket pilti ausalt öeldes ees selles teemas, mida nüüd üks või teine liikmesriik on teinud, et neid riike, kes on kindlasti selle võtnud üle by the book, nii nagu ta on, et neid on kindlasti oma jagu, aga kindlasti on ka mingeid teisi näiteid, aga ma praegu ei tahaks siin improviseerida ja nimeliselt siin ühtegi riiki välja tuua, et kuidas ta siis on. Ja direktiivis, kõik direktiivid algavad põhjenduspunktidega, et seal ees on selline nagu kirjeldav osa, ehk et meie mõttes selline seletuskiri ja päris mitu punkti on tegelikult sellele pühendatud. Ja kokkuvõttes see Euroopa Komisjon toona või Euroopa Liit, siis võime ka üldistada, et nad tegelikult adresseerisid selle muudatustega seda sama tendentsi, et meil on uued sõidukid, meil on tasakaaluliikurid, meil on tõuksid, meil on elektrijalgrattad, meil on igasuguseid agregaate, millel ei oska nimegi panna ja nad on liikluses meie hulgas ja põhjustavad ka kahjusid. Ja osadel on kiirused suured, osadel on ka kaal päris kõrged. Ja see teema on seal ka eraldi välja toodud, et just see kiiruse kaalu nagu kombinatsioon ja loogika seal taga oli siis selline, et kiired ja rasked sõidukid põhjustavad suurema tõenäosusega tõsisemaid tagajärgi kui kerged, eks ole. Eraldi on seal lausa nimeliselt näiteks või eriliselt välja toodud elektriratastoolid, lihtsalt näitena teile, eks ole, et on ka sellised olemas. Aga kui sageli, et nemad ei kuulu siis kindlustuse alla, seda pidi. No pigem võib-olla isegi, see oli võib-olla mingi sotsiaalne dimensioon seal, et mitte neid kindlustusega haarata ja neid ei ole kokkuvõttes ka ju liikluses liiga palju. Noh, irooniliselt öeldes siis võib-olla tõesti, aga ka näiteks elektrijalgrattad, eks ole, sest et elektrijalgrattad töötavad ka kondimootoriga ja seetõttu ka tegelikult elektrijalgrattad ei ole kindlustus, ei kuulu kindlustuse alla, et sinna kuuluvad üksnes sellised sõidukid, mis ainult mootori jõul suudavad liigelda. Ja ühesõnaga, selle ümber oli üks kõva madin seal, ma ise nüüd ei olnud läbirääkimiste laua taga, mu kolleeg oli, kes kahjuks enam Rahandusministeeriumis ei tööta, aga Eesti osales seal, see ei olnud kindlasti Eesti esimene nagu valik, et see on osa kompromissist. Meie eelistus oleks olnud, et liikluskindlustuse alla lähevad üksnes registreeritud sõidukid, alustame sellest. Tõukse ei registreerita Eestis, Läti kolleegid registreerivad näiteks, eks ole. Kui see minu teha oleks, ma ausalt öeldes eelistaks ka seda varianti, aga see on teine nagu diskussioon, eks ole, ja siin on võib-olla peab teiste kolleegide otsa korra vaatama, et mis siin teha annab või millal see samm astuda.
et lihtsalt ka näiteks politsei järelevalve ja ka liiklusjärelevalve mõttes oleks asi märksa klaarim, kui ka tõukerattad oleksid registrites, aga loomulikult on see jälle ühiskonnale täiendav kulu ja nii edasi, eks ole, et kui nüüd rääkida korra sellest, et ja mida ma ütlen ka kohe tegelikult, et Eesti riik ei olnud tolle direktiivi ajal eesistujad selles mõttes, kas seal oli mingi lobi Euroopa Liidu tasemel eesistujate juures komisjonis, parlamendis, ma siiralt ei tea seda, et kuidas täpselt need parameetrid leiti. Eks ta üks kompromisside kompromiss on, see on ka selge. Kui tulla Eestisse, me rääkisime tegelikult päris palju seda teemat, et kuidas seda kohta üle võtta. Politseikolleegid olid täiesti laua taga, Sirje Loigo oli meie siis partner. Ja loomulikult Maanteeameti registriinimesed ja kõik, kes selle valdkonnaga, sõidukite valdkonnaga Eestis üldse tegelevad. Ütleme nii, et enne kooskõlastusringe oli meil tegelikult laual ka üks selline versioon, et näiteks öelda, et kui minna nagu rangemalt üle võtma seda direktiivi, siis meie nagu üks pakkumine oli pigem seda pidi, et öeldagi, et rendi tõukeratastel sõltumata kiirusest kaalust on kindlustuskohustus. Et mõnes mõttes nagu säästa seda erakasutajat, eks ole, või et nendel jääks siis see direktiivi nagu parameetrid, aga renditõukerataste puhul oleks ta siis igal juhul kindlustuskohustuse all. Ma nüüd täpselt enam ei mäleta, et ma arvan, et meil oli seal võib-olla ka nende rendis olevate sõidukitega mingi, et kui sa ühte sõidukit rendid, et ma täpselt ei mäleta, ma siin, seda saab kombineerida, aga see ideoloogia või see mõte oli selline. Me lõpuks ei läinud sellise eelnõuga kooskõlastusringile välja. Testisime seda ka nii-öelda siis poliitilisel tasemel ja tookord oli see tunnetus ikkagi, et see on uus asi tegelikult minna tõukse kindlustama ja üldse selliseid liikureid kindlustama. Et pigem liigume step by step, võtame selle direktiivi üle sellisena, nagu ta praegu on, vaatame, mis on selle mõju, milline statistika on ja astume siis selle järgmise sammu, mis võiks olla kahtlemata üks variant, kuidas liikuda ja selles mõttes meie poolt, ministeeriumi poolt, mis puudutab meie tiimi, kes me liikluskindlustusega tegeleme, meil ei oleks midagi selle vastu seda arutada, seda variante või mingid pakkuda välja või võtta sahtlist nii-öelda välja ka neid, mis toona menetluses olid, et ta on ikkagi selline poliitilise otsustuse küsimus, et kuidas seda sõnastada ja kui kaugele siin võib minna, sest et ta on kindlasti ka koormus, eks ole, ühiskonnale või ühiskonna osapooltele, et ka sellega tuleb arvestada. Ja me oleme selles osas olnud hästi transparentsed, et ka majanduskomisjoni istungil tegelikult see tuli, et kui te vaatate majanduskomisjoni protokolli, siis Bolt on lausa eraldi seal välja toodud, et see küsimus oli ka seal arutelu all ja kooskõlastusele on see eelnõu alati läinud ka rendiettevõtetele ja üsna laiale ringile, et me selles mõttes oleme igati avatud, et kui on see tunnetus ja tellimus, et see on nüüd see koht, kus võiks astuda tegelikult direktiivist sammu edasi, siis miks mitte võtta siia statistika ja see tänane praktika juurde ja liikuda sellega siis veel edasi. Aga ma võib-olla lõpetuseks ütlen omalt poolt veel ühe väikse remargi, et liikluskindlustus tegeleb tagajärgedega. Ärgem seda ära unustage, et kui nüüd on mingi arvamine, et liikluskindlustus on see, mis selle probleemi meil kuidagi ära lahendab, mis puudutab tõuksidega juhtunud õnnetusi, siis nii see ei ole. Liikluskindlustus tegeleb tagajärgedega ja eks tagajärgedega tuleb ka tegeleda, aga lihtsalt palju olulisem on kõik see, millest Taavi Kirss räägib ja siin rendiettevõtted on ette võtnud, eks ole, kiirus, eraldi suunata neid eraldi radadele ja nii edasi. Et see osa on palju olulisem ja liikluskindlustus on vastutuskindlustus. Kõik need, et ma sõidan purjus peaga vastu äärekivi, kukun ümber, saan ajukahjustuse, need ei lähe liikluskindlustuse alla, ma tuletan meelde. Eks, et nendel ei ole ju mingit kasu, eks ole. Jah, nii et... Kaine peaga ei lähe. Jah, et jah, selles mõttes küll, jah, isikukahju, jah. Et seal on ka omad piirid, eks ole, aga jah.
Ja aitäh, et lihtsalt meil on veel Konkurentsiametile vaja korra sõna anda, et siis me veel ka anname kõigile teistele sõnad. Ma lihtsalt korra kommenteerin, et nii palju, mul on küsimus kirjas, et lihtsalt nii palju, kui ma nagu aru sain, et minu tunnetus on see, et ikkagi ametnikud ikkagi nägid, et võiks natukene võib-olla out of the box nagu vaadata seda direktiivi ja seda ja võib-olla üldse laiemalt siis tõesti rakendada ja see oli väga huvitav, et poliitiliselt seda siis testiti, et järelikult see heakskiitu ei saadud ja et tõesti me nägime, et kooskõlastusringile läksid mitmed meilid välja ja nagu täna me saime istungult teada, et Tuul andis ka, tagasiside, aga siin ongi nagu huvitav, et Rahandusministeerium, aga ka siis, kui juba Riigikogus oli see eelnõu, et ka majanduskomisjon oli teadlik, et tekib selline, vahe, et seal põhiküsimus ongi selles, et miks ikkagi siis jäi nagu see otsus tegemata ja teine, mis mul nagu tegelikult ma enne ei jõudnud mainida, et ka see, et Bolti esindaja ütles, et peaks hoopiski üldse vaadata, et kuidas üldse nagu see direktiiv ja numbrid sinna tekkisid ja et mis oli Eesti seisukoht selles küsimuses. Et meil on tegelikult meeles, kuidas meil käis platvormitöö direktiiviga selline lobitegevus, et see mina absoluutselt ei välista, et me peame ka eraldi ka sinna veel kaugemale vaatama, et vaatame, et mis tõesti, kuidas need läbirääkimised, siis toimusid. Et ma arvan, et me liigume veel selle arutelu juurde tagasi, aga kui ma saaksin paluda, et ka komisjoni liikmed, et korra kuulame ära ka Konkurentsiameti seisukoha. Ja tere, Evelin Pärn-Lee Konkurentsiametist olen. Konkurentsiameti poole pealt vaatasin statistikat, vaatasin varasemaid menetlusi, et konkreetses küsimuses ei ole kaebusi sisse tulnud ega ei ole ka Konkurentsiamet tegelikult seda turgu kuidagi eelnevalt analüüsinud ega ka sinna hinnangut andnud. Mul on oma isiklik arvamus, aga selle ma jätan praegu ütlemata, sest Konkurentsiameti arvamust on küsitud ja ma saan aru, et küsimus on pigem selles, et kas ebavõrdsed reeglid võivad põhjustada turutõrke. Ja vastus on otse loomulikult muidugi võivad põhjustada seda just see olukorras, kus me näeme siis, et nüüd seadusloome tulemusena on loodud ühele turuosalisele, kui on loodud, aga küsimus on, et kas võib põhjustada, et kui on loodud, siis seadusloome tulemus on ühele ettevõtjale selline õigustamatu eelis, et siis see otse loomulikult ju turul mingisugust mõju omab. Aga nagu ma eelnevalt ütlesin, siis Konkurentsiamet ei ole tõesti selle turuga üldse kokku puutunud ja ma vaatasin ka kiiresti siin selle eelnõu seadusloome protsessi, vaatasin ka Konkurentsiamet ei ole selle eelnõu osas ka arvamust varem avaldanud. Et küll ma juhin tähelepanu, et kui tõepoolest nüüd ettevõtjatel on sellel turul mingi väga tugev turupositsioon, siis sellel ettevõttel, kellel on väga tugev turupositsioon, temal on ka teatav kohustus siis oma turupositsiooni mitte kuritarvitada. Ja kus see kuritarvitus võib siin välja paista, ma ei väida, et on, aga kus see võib välja paista, on siis just nimelt ebaõiglane hinnastamine. Aga veel kord toonitan, et Konkurentsiamet ei ole vaadanud ei selle teenuse hindade kujunemist ega ka hinnastamise küsimusi, nii et me siin praegu küll hinnangut anda ei oska, et kas turutõrge esineb, kas turutõrge on tekkinud seadusloome tulemusena, et siin ma jään vastuse võlgu, aga kokkuvõtlikult öelda, et jah, ebavõrdsed reeglid võivad põhjustada turutõrke ja siin on seadusloojatel muidugi ülesanne mitte ainult järgida seda, mida direktiiv ette kirjutab, sest direktiiv ju teatavasti kehtestab ainult miinimumnõuded, siseriiklikult on seadusandjal ikkagi võimalik reguleerida Eesti elu nii, nagu siin kohapeal on vajalik. Aitäh! Ja aitäh selle kommentaari ees. Ega tõesti Euroopa Liidul oleks väga keeruline sellist ühtset direktiivi kogu Euroopa Liidus kehtestada, et ikkagi, et ma arvan, et siin oli ka mõte, et iga liikmesriik siis vaatab oma äranägemise järgi, kuidas paremini kehtestada, et suur aitäh selle teie nii-öelda hinnangu eest ja meil oli veel küsimuste järjekorras Maarja Kadastik. Ja, ma tegelikult
Irja juba selle nagu temaatika tõstatas, mul on hea meel, et me lõpuks vähemalt jõudsime nagu komisjoni teema juurde ka. Et kui ma siin nagu istun niimoodi, ma ei ole varasemalt korrukomisjoni istungitel olnud, on ju, et kõlab nagu majanduskomisjoni istung ja tegelikult see asi peaks olema arutluse majanduskomisjonis, sest juba tookordses protokollist võib välja lugeda Siiri enda sõnadega, pärast nende regulatsioonide jõustumist saab viia läbi analüüsi, kas olukord on paranenud või mitte ning siis saab vajaduse korral ka kindlustust laiendada. Ja tegelik teema aruteluga pikalt oli sellele just nimelt, et see on probleemi tagajärgede tegelemine, et põhjustega on vaja tegeleda ja seal tulid erinevad eelnõud ja KOV-ile anti rohkem võimestust asju kontrollida ja asju on toimunud. Et me võime seda majanduskomisjonis arutada. See oli ka tollane plaan, et mõni aeg pärast seda, kui see on rakendunud, vaadata see üle. Aga tegelikult minu küsimus on tõesti selle nagu korralduse koha pealt, et see on nagu korrukomisjon. Minu meelest me oleme siin pidanud majanduskomisjoni praegult, et korrukomisjonis oleks võinud arutada sellisel juhul kõik võimalike lobiregistrite väljavõtteid, kes on käinud, kus, ühesõnaga, me ei ole tegelikult selle küsimusega üldse tegelenud ja meil on kell on 14.43, meil hakkab istung 15 minuti pärast, et mis oli nagu selle kogu tegevuse mõte, kui me tegelikult selle poolega üldse ei tegelenudki. Et miks me nagu ei tee sisulist tööd nagu korrukomisjoni seisukohalt, et need statistikad asjad on loomulikult olulised ja vajalikud ja seda me peaks majanduskomisjonis arutama sellisel juhul, et vaadata üle, kas olukord on muutunud või mitte, kas see rakendus oli parim või mitte, aga siin me peaks arutama korruptsiooni ennetamist ja tegemist, ehk siis tegelikult meil nagu vabandused kõigi osalejate poole pealt, aga tegelikult oli mõnes mõttes külaliste ring veidi vale. Et tegelikult oleks pidanud arutama just nimelt, et mis on registrites kirjas, kes kellega kohtus, kas on kahtlustus. Siiri tõenäoliselt oleks pidanud olema tõesti siin selleks, et kuna ta oli ka selle Rahandusministeeriumi poole pealt, et anda nagu selgitusi, kuidas see protsess majas käis. Et need on need küsimused, mida me oleks pidanud arutama. Nüüd me oleme jahunud siin tund pool sisu üle, mis on suurepärane sellepärast, et me saame majanduskomisjonis võtta siit protokolli pärast välja. Me võime pool arutelust jätta pidamata ja saame kiiremini tehtud. Aga see ei ole majanduskomisjon, see on korruptsiooni erikomisjon. Et miks me tegeleme siin majanduskomisjoni tööga, mitte korruptsioonikomisjoni tööga? Ja, aitäh. Esiteks ei ole korruptsioonikomisjon, see on korruptsioonivastane erikomisjon. Ja teiseks, et mina arvan, et me oleme siit küll saanud väga sisulist infot ja mina olen oma istungid üldiselt niimoodi üles ehitanud, et me tegeleme nagu alati teemaga laiemalt ja püüame nende korruptsioonivastaste küsimuste juurde jõudagi läbi selliste sisuliste teemade arutamise ja mis puudutab lobiregistri. Me eelmine nädal saatsime kirja ja päringu Rahandusministeeriumile, et meile edastataks kõik lobikohtumistega, kõik kirjavahetused, kõik need oleksid edastatud korruptsioonivastasele erikomisjonile. Mitte midagi sellist edastatud ei olnud. Küll aga täna, kui me küsitlesime, siis saime täiendavat infot selle kohta, et oligi ametkonnas üks lähenemine, oligi arutelu, et võiks olla, eks ole, võetud üle palju laiemalt või võib-olla üldse reguleerida natukene teistmoodi, kui on direktiivis sätestatud, aga nagu tuli välja, et poliitiliselt oli otsus tehtud teistmoodi. Ja ma olen ka siin pole kunagi keelanud komisjoni liikmetel küsida neid küsimusi, mis neid huvitavad, aga muidugi minul oli plaan sealt edasi küsida edasi, et ikkagi täiendavalt, et räägitaks läbi, miks siis lõpuks jäi see number, kuigi me teame, et Tuul saatis omalt poolt arvamuse, oli teada, et tekib selline turul ebavõrdne olukord. See kõik oli teada nii majanduskomisjonile ja minu arust teie peaksite ka sellel teemal aru andma, aga ma ei ole seda nüüd küsinud, et pigem on küsimus praegu Rahandusministeeriumile, aga küsimus on võib-olla järgmisel istungil on ka ministrile, Mart Võrklaevale, et kes oli poliitiliselt vastutav selle eest, et kuidas siis juhtus nii, et kui erinevad huvirühmad ja kooskõlastusel osalenud ametkondade esindajad olid ühel seisukohal, aga siis poliitiliselt ikkagi tehakse hoopis muu seisukoht. Need on need küsimused, mida me jätkuvalt tõstatame ja küsime, aga nagu ma ütlen, et mina pole ühelgi komisjoni liikmel kunagi keelanud ka mingid muid küsimusi esitada, et laiemalt saada infost aru. Minu arvates see on see, kuidas komisjon peabki oma tööd tegema, et nägema küsimust laiemalt ja siis vaikselt liikuma sisse juba nende võimalike poliitilise korruptsiooni küsimuste juurde ja ka sellele, et kust võis tulla võimalik mõjutamine seaduseelnõu kujunemise osas. Nii et
et alati on teretulnud teie ettepanekud, et järgmine kord võime veel kedagi kutsuda, kui te arvate, et siin laua taga oleks pidanud võib-olla keegi veel olema lisaks nendele külalistele. Aga mina praegu näen, et tänane arutelu oli küll väga sisuline. Et võib-olla ma siit tulenevalt küsingi küsimuse uuesti Rahandusministeeriumile, et seesama arutelu, mis oli seesama, mis ma ka kommenteerisin, et ikkagi kuidas siis lõpuks jäi see number teada, et olid ikkagi täiesti teistsugused arutelud, olid kooskõlastusringilt tulnud ka erinevad arvamused, ja samuti ka küsimus, et miks ei kaasatud ka Tervisekassat, kellel oli tegelikult ka oma arvamus. Ja eks seal on ju küsimus, keda et osapooli kaasataksegi siis, kui eelnõu läheb kooskõlastusringile, eks ole, et näiteks sotsiaalsfäär, Sotsiaalministeeriumi kolleegid, Tervisekassa ja osad kaasatakse juba ette varem, et kui seda eelnõud nii-öelda tehniliselt kokku pannakse, et aru saada, alati ei ole kogu kompetents majas ju olemas, eks ole, et ongi vaja abi antud juhul näiteks MKM-ist või politseilt küsisime abi. Nii Tuule kui Bolti kolleegidega oli telefonikõnesid, mitte kolleegidega, aga ettevõtjatega oli telefonikõnesid, et selles mõttes see on selline, ma ütleks, et üsna niisugune argipäev. Me rääkisime Boltiga, mul ei ole telefonikõne oli kuskil seal, lihtsalt et veenduda, kas Tuul ja Bolt on saanud eelnõu ikka kätte, sest et kirjalikke arvamusi nii-öelda ametlik kooskõlastusringi ajal ametlikus kooskõlastuses me ei saanud ei Boltit, ei Tuulelt. Ja lihtsalt veenduda enne, kui me hakkasime eelnõud valitsusse esitama, et kas kõik on selles mõttes hästi, väga hästi eesti keelt valdav Läti nimega. Mul praegu nimi ei ole tõesti meeles. Ja Tuule poolt ma jään, või Bolti poolt ma jään kahjuks võlgu nime, et kes see võis olla. Aga lihtsalt, et saada kinnitust, et ikka eelnõu on jõudnud nendeni ja sealt, mida sellest arvatakse. Aga selles mõttes, kui nüüd küsida, et direktiivi ülevõtmine, et see on nagu variante mitmesuguseid, kuidas direktiivi Eesti õigusesse üle võtta. Seal oli palju detaile, arutasime ka seda, et kuidas võtta üle seda kaalukiiruse nagu parameetreid Eesti õigusesse üle. Ja selles punktis lihtsalt arutelude käigus jõudsime otsusele, et seal me jääme direktiivile nii-öelda truuks. Ma ei tea, kas see vastab tõele, aga meil oli seletuskirjas vist oli ka isegi välja toodud, et kuna nad on absoluutväärtustena väljendatud parameetrid, et siis mingil ajal oli, kas ka Boltil olid äkki nagu raskemad tõuksid kasutusel mingil ajal, et ta jääbki alati. Mõtlesingi, et meil oligi, sel ajal olid kasutusel kuni seaduse jõustumiseni. Et selles mõttes see natuke sõltub ka aja hetkest, et millal see regulatsioon jõustub ja mis siis täpselt nagu käibel on, mis kaaluga tõuksid, et Kas ma kuulsin õigesti, et seaduse jõustumiseni olid kasutusel raskemad tõukerattad? Nagu öeldud, meie kindlustus katab juba kõik need samad asjad, mis mootorsõiduki kindlustus antud olukorras kataks, ehk siis meil see kindlustuskatte on juba üks-ühele olemas. Mul oli praegu teine küsimus. Ja siis täiendav olekski olnud see, et meil oleks tekkinud meie sõidukite pargis, oleks tekkinud teatud ebakõla, kus teatud sõidukid, mille oleks siis pidanud täiendava kindlustuse võtma, mis ei anna uut kindlustusväärtust sõitjatele. Aga me oleks pidanud maksma selle kindlustuse eest täiendava kindlustusliigi, ehk siis kulu oleks tõusnud. Nii. Ja siis seetõttu, et kuna väärtust sõitjatele ei tule, kulu tõuseb, siis sundis see tegema valikuid. Ehk siis nagu ma enne juba ütlesin, kuidas? Mis ta see siis? Ütledki, et 100% liikluskindlustusega võrdne. Just nimelt, nii on meie kindlustusspetsialistid mulle kinnitanud, täpselt nii. Ei, süma eest, kui keegi kirjutab sükest. Ja vastus küsimusele jah. See, mis varem oli. Kui ta on liikluskindlustuse limiidid ja katted ja jaluta kannatanu, siis jalutab kindlustusseltsi ja saab auto korda pildikult öeldes või? Ilmselt nii, jah. Liikluskindlustus on nii.
et ma ei tea, kas siin oli käsi püsti. Selle teise komisjoni teema, aga ma kinnitan, et faktiliselt see ei saa niimoodi olla vabatahtliku vastutuskindlustuse puhul. Ei ole sellel välismaisel kindlustusandjal siin esindajad kuhu jalutada ja liikluskindlustusfondi ei saa jalutada. See on fakt. Maarjo Kadastik, palun. Ma tahtsin ära markeerida, et tegelikult ka see majanduskomisjoni arutelu käis süllele, seda majanduskomisjonis sai mainitud, et oli kaalumisel ka variant, et panna renditõuksidele, aga seal üheks kaalutluskohaks oligi see, et sellisel juhul see ei puuduta isikute endi omasid ja et pigem nagu see tekitab sellise kakofoonia, et kas hakata panema seda erisust, et siis peaks kaaluma pigem nagu kõigile panekut ja see jäigi lõpuks sinna, et too hetk võtta direktiivi üle, vaadata statistikat ja seda tagasi. Täna, kui me vaatasime statistikat, siis tegelikult nagu dramaatiliselt on kasvanud erasõidukite see, et tegelikult meil ei ole nii väga võrd probleem, kui me nüüd vaatame sisulist poolt, ei ole probleem mitte selles, kas kellelgi konkreetselt on kindlustatud ühel või teisel firmal, vaid meil on probleem selles, et me võiksime uuesti üle vaadata selle, kas peaks rakendama kõigile. Selle jaoks, et ka erasõidukid saaksid kindlustatud ja nendega kaetud kulud ja tervisekahjud ja saaksid kaetud. Ehk siis selles kontekstis, selle politsei statistika alusel, ma leian, et seda võiks kindlasti majanduskomisjonis arutada, aga see nagu korruptsiooni konteksti siin ei lähe. Ja ma lihtsalt kommenteerin, et kui on, räägime korruptsioonivastase erikomisjoni põhjus ka, miks see teema on arutlusel, on ka see, et Bolti asutaja on ka väga aktiivsed võimuerakondade toetajad. Mul on siin väljavõte, näiteks aasta 2023, siin Reformierakonnale on kantud 12 000 eurot pluss 2750 eurot, Eesti 200 20 000 eurot. See oli ka siis, kui oli aasta, kui ka see tegelikult eelnõu oli menetluses. Et enne seda oli näiteks aasta 2022 2 korda 20 000 eurot Reformierakonnale, Eesti 200-le 20 000 eurot ka samamoodi. Ja siis kui põhimõtteliselt siin öeldakse, et on nagu eelnõu Rahandusministeeriumis arutlusel, kus siis on ametkonnas üks kindel seisukoht, on ka teada, et ühele turuosalisele tekib lisakohustus, teisele ei teki ja siis on näha, et tegelikult tehakse poliitiline otsus. Et ma arvan, et muidugi ma saan aru, et Reformierakonna esindajad arvad, et see ei peaks olema siin arutusel, et mina vaidlen sellele vastu ja ma usun, et ka teised opositsioonierakondade esindajad on arvamusel, et teema peaks olema käsitlusel meie komisjonis ja see, kui see tekitab võimalikke turutõrkeid lisaks kõigele sellele, et mina olen jätkuvalt seisukohal, et see teema on ka meie komisjoni aruteluks. Priit Sibul. Ja Siiril veel küsimus, et enne sa viitasid, et kui ametkondlikul tasandil töötati välja, arutati ühte teist, et siis toimus poliitiline kraadimine, et kas see toimus komisjonis, ministeeriumis või mis kontekstis oli see, et te viitasite, et ma ei mäleta, võib-olla olid meie esindajad ka seal, aga ma ennast ei mäleta, et lihtsalt, et kas, kus või mis tasandil see poliitiline kraadimine toimus, aitäh. Nagu kõikide eelnõude puhul, siis alati enne, kui läheme eelnõuga välja kooskõlastamisele, siis me tutvustame seda ministrile. Tegime slaididega ettekande, kus oli ka mingeid valikuid, nii nagu ikka, eks ole, ja et kas minister on kõige selle lähenemisega nõus ja selline. Et ma saan aru, et te siis peate silmas tolleaegst rahandusministrit Mart Võrklaeva, et mis puudutab siis seda eelnõu väljatöötamist, eks ole? Ja, Mart Võrklaev oli tollel ajal rahandusminister. Jah, aitäh, palun. Ja Tauri Kärson-Tuul, et ma tahtsin seda küsida, et ma saan aru siis, et 12. veebruar 2024, kui meie saatsime tagasiside sellele eelnõule, mille tähtaeg oli 14. veebruar 2024, siis see info jõudis kohale, me oleme saatnud info@rahandusministeerium.ee ja siiri.toniste@fin.ee ja siis toimus see kraadimine ja tegelikult sellel hetkel oli ju teada, et teised tõukerattad on kergemad, kellel on ka väga suur osakaal õnnetustesse ja samal ajal oli tegelikult nii 2022 kui 2023 õnnetuste osakaalud sellised,
et mis siis nagu pani mõtlema, et ei ole vaja kehtestada kõigile. Kui see mõte tegelikult oli, et võiks kehtestada. Aitäh. Jah, kui Rahandusministeerium saab vastata, palun. Kohtumine, millele mina viitasin, toimus väga palju varem, enne esimest kooskõlastusringi. See periood on juba siis, kui eelnõu liikus valitsusse sisuliselt. Et see küsimus oli selles, millise eelnõu me avalikule konsultatsioonile paneme, kas me seal juba läheme näiteks seda sama kõiki renditõukse või nagu Tuule ettepaneku, ma õigesti mäletan, et peast oli tuua 18 kilo peale, vist oli mõte, eks ole, et toome allapoole, et mis variandiga üldse nagu minna välja. Aga ministriga me rääkisime isegi eelkõige seda, et kas me läheme direktiiviga või me renditõukerattaid adresseerime kuidagi erinevalt, eks ole, et see oli võib-olla see peamine valiku koht ja see toimus, ma väidan, aasta varem või kuskil seal, eks ole. Ma siis täpsustav küsimus, et siis kui tuli tagasiside Tuulelt ja siis te saite teada, et tekib selline võimalik ebavõrdne olukord, et kas te siis adresseerisite seda samuti ministrile, ma saan aru, et see oli siis juba siis ka ikkagi see oli valitsuse kooskõlastusringi tulemusel tulnud tagasiside, et kas siis ka seda adresseerisite? See info, et on erineva kaaluga tõukerattad liikluses, see oli meil teada juba varem, juba siis, kui me tulime renditõukerataste teemaga välja. Muidu võib-olla me ei olekski seda sellisena nagu käsitlenud, et me oleks direktiivi ülevõtmine. Et selles mõttes selles ei ole mingit üllatust, kui väga kanget mürki igaks juhuks ei julge võtta, aga ma arvan, et kui vaadata neid eelnõu seletuskirju, siis see teema on seal juba nagu käsitletud päris varastes versioonis. Ja eelnõu seletuskirjas on need põhituru osalised ka välja toodud ja vastavalt nende kilometraažid. Et ja siin ongi nagu see sama küsimus, et oli juba teada, et on võimalik selline ebavõrdne kohtlemine ja selle teadmisega mindi ka ministri juurde ja et ma räägingi, et sellest tulenevalt nagu ei tulnud mingit muutust. Ma pigem lihtsalt, et asi oleks nagu klaar, et ma konteksti lihtsalt ütlen, et see on uus element Eesti liikluskindlustussüsteemis minna selliseid sõidukeid kindlustama. Et see on ka küsimus sellest, et mida ühiskond on nagu, mida ta tolereerib, eks ole, et see on ka, et kui minna jälle ütlema, et minna välja, et Eesti läheb palju kangemale nagu regulatsioonile ja nii edasi, et see ühiskondlik vastuvõtt sellistele ettepanekutele ei olnud ka võib-olla ministri vaates kõige soodsam, kui ma nii julgen välja öelda. No ma nagu pigem vaidleks vastu, ma arvan, et ühiskond pigem nagu tahaks, et oleks kindlustatud, aga selles suhtes, et et pigem ongi siin on kuna lihtsalt kell on juba 3 peaks minema saali, et siis lihtsalt, et ei jääks nagu vale aru saama, ei ole Bolti asutajad ainult 2 erakonda toetanud, võib minna sealt järgevalt 5 erakonda. Et lihtsalt ei tekitaks kallutatud pilti, nagu seal oleks mingi seos. Et tegelikult kõiki võimuerakondi, et ka sotsiaaldemokraat, et aastal 2000 Isamaad ma ei leidnud 2023 aastal toetust, aga sotsiaaldemokraadid 2023 tõesti on ka 15 500. Seda Isamaa parempoolset osa toetasid. Aga antud eelnõu ettevalmistamisel võimuerakondadeks olid me Reformierakond, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid ja sellest tulenevalt ka olid ka need ülekanded. Ma Isamaa erakonda ei leidnud, küll ma leidsin tõesti parempoolsed, aga kuna parempoolsed täna ei ole Riigikogus ega polnud ka kuidagi mulle seotud selle eelnõu menetluse käigus, siis ma näin põhjus, miks parempoolseid tänase istungi käsitluses välja tuua. Ja tõesti, meil on nüüd probleem sellest, et meil on täiskogu istung juba alanud, et kui siis kiirete üheminutist kommentaarid kõik, et palun Bolti esindaja. Aitäh, siin on see turu ebavõrdne olukord on kuidagi õhku visatud, et igaks juhuks ütlen, et ettevõtted on investeerinud erinevatesse tõukerattamudelitesse, Bolt on investeerinud oluliselt sellesse, et oleks olemas, meil vist on 7 erinevat tõukerattamudelit, millel on kõik siis erinevad parameetrid. Tuul ei ole seda investeeringut teinud, nendel on see 2018. aasta investeeringuga siiani sõidavad ja turu ebavõrdne kohtlemine oleks võtnud arvesse ka seda, et 2021. aastast teada oleva direktiivi
ja me kõik turuosalised nägid seda ette, et see tuleb Eesti riigis 2 aasta jooksul üle võtta, et kui oleks mindud kaugemale direktiivist, oleks olnud just nimelt siis turu ootamatu mõjutamine, arvestades, et osad olid teinud investeeringuid teise kaaluga ratastesse, teised mitte. Ehk siis see oleks olnud poliitiline otsus, mis oleks olnud erineva kaaluga just, ja see oleks olnud poliitiline otsus, mis oleks olnud võib-olla huvitav teada selle allikaid ja motivatsioone. Ja, aitäh. Taavi Kirst, palun. Ja ma tahaks ühe kommentaari anda siia, et toetada Rahandusministeeriumit, et see liikluskindlustuse, need kõik tegevused on tagajärjed on ju, ennetus on hästi oluline, et kõikidele austatud komisjoni liikmetele ja ettevõtjatele, et alati seaksime nagu eesmärgiks ikkagi inimelu säästa ja hoida, et 69 hukkunut eelmisel aastal, 2000 kannatanud, on olulised numbrid on, need on kogu kasvamas. Et ma arvan, et meil on aeg sinna Põhjamaa poole jõuda oma asjadega ka liiklusohutuse vallas. Aitäh kõigile! Ja aitäh, et võib-olla Eesti Liikluskindlustuse Fond veel kommentaar. Aitäh, ma ühtin politsei seisukohaga, et teate, sõidame aeglasemalt, ärme õnnetusi põhjusta, maksame kindlustust. Ma arvan, et see ongi see, kus me võiksime olla, kui õnnetusi on vähem. Aitäh! Ja, et ma ei tea, kas Rahandusministeerium oli veel midagi lisada või sai viimast? Ainult seda, et alati hea meelega valmis. Ma ikkagi arvan, et äkki majanduskomisjon on tõesti hea koht sellest rääkida ja me oleme avatud, et kuna statistika on nüüd olemas ka, et siis miks mitte minna rääkima seda teemat. Me oleme avatud. Majanduskomisjon oli võimalus nii eelnõu menetluse käigus tegelikult ka eelnõu vastu võtta nii, et võib-olla oleks ühtne kohtlemine, aga muidugi ka hiljem seda asja menetleda, seda pole tehtud. Et kui ka Tauri Kärson, Tuule tegevjuht, saab veel Tuul on samamoodi tõukerattaid arendanud, erinevaid varuosasi komponente paremaks teinud aastatega vastavalt tagasisidele. Olen reisinud väga erinevates riikides, proovinud erinevaid tõukerattaid. Tuule tõukeratas on siiani maailma kõige mugavam ja turvalisem sõita. Proovige ise erinevaid, veenduge. Ja ma leian et kui me näeme statistikast, et tegelikult õnnetusi juhtub mis tahes tõukeratastega või mis tahes kergliikuritega, siis tuleks need kõiki siis sarnaselt kindlustada, et oleks sellel liiklejal turvaline, et kui me oleme kogu ennetustöö ära teinud ja ikka juhtub, siis oleks kuhugi pöörduda. Ja, aitäh, et kui Konkurentsiametil ka kaamera sees, et teiepoolne kommentaar, aitäh. Kui lubate, ma lihtsalt see on väga oluline arutelu ja tegelikult see ilmestab väga hästi, miks konkurentsiõigus tegelikult ei tegele konkurentide vaheliste maade ja puude jagamisega, vaid eelkõige vaatab ikkagi, et tarbijahuvid oleksid kaitstud. Ja küsimus on eelkõige, et kui nüüd selline võimalik ebavõrdsus turul toob kaasa selle, et innovatsiooni tehta või hinnad on liiga ebaõiglased, et siis see on see, millega Konkurentsiamet tegeleb. Aitäh! Ja, aitäh selle kommentaari eest, et ma tänan kõiki külalisi, tänan komisjoni liikmeid, et minu arvates oli väga oluline diskussioon, et ma näen, et tõesti üks võimalus on majanduskomisjoniga edasi seda arutada, miks mitte ka teha ühiseid istungid, me oleme seda praktikat kusjuures käsitlenud, oleme teinud näiteks Nordica puhul ühisistungeid, aga ma absoluutselt ei välista ka seda, et meie komisjon võib ka eraldi suhelda Mart Võrklaevaga ja sellel teemal ka küsida seda, et tulenevalt sellest infost, mis me saime Rahandusministeeriumist, et küsida ka seda, kuidas siis need poliitilised otsused täpsemalt kujunesid. Aga aitäh kõigile ja istung on lõppenud.